Kas see mikrofon ka töötab? Töötab, suurepärane. See helimehe ja laval oli ja roll korraga on hästi tüütu. Ja me peame palkama kellegi. Meil ei ole raha, et palkata kedagi selles suhtes. Aga praegu, kas see näeb välja, nagu meil oleks raha? Jaa, minu arust küll, see näeb välja väga... Siis on illusioon on ideaalne selles suhtes. Kas sa panid salvestama ka? Jaa, ma panin salvestama. Siis on eriti tore. Me peaksime tutvustama ennast ja meie külalist. Ja miks me siin oleme ja mida me teeme? No need, kes teavad, need teavad. Minu arust võikski... Ma arvan, sa said aru, et juba algas, on ju? Et meil on siuke ametlik intro ka, kus me kõik ütleme koos asju. Ja need, kes teavad, need teavad jälle. Et loodame, et võtate tõsiselt seda asja. Aga kui ei tea, siis on ka okei. Et saab käigu pealt kuidagi kohaneda. Aga... Hästi valju tuleb olla, sellepärast, et mikrofonid muidu ei võtta üles. Ja. Aga ma tean, et see ei ole eestlastele muidugi loomulik käitumine valju olla. Põhjus, miks me siin oleme, seisneb selles, et 6 aastat tagasi me hakkasime Ivoga tegema popkulturiste. Ja me oleme igal aastal kuidagi moodi tähistanud seda, harilikult on olnud keegi erikülaline või siis on mingisugune eriline salvestuspaik olnud. Täna on 2 asja korraga, täna on Mihkel Raud külas, Eesti alfa popkulturist, võiks niimoodi öelda, ja Ivol oli ka just sünnipäev, minul oli ka just sünnipäev, ühesõnaga 3 sünnipäev on korraga ja üle Noatera toimus täna see pidu, see peosalvestus, sest et kuidagi elu ei soosi praegu nagu ürituste korraldamist üldse. Ivo ja mina oleme mõlemad läbi teinud suured elumuutused, mis endiselt kestavad. Ja selle virvarri keskel ma täitsa imestan, et Ivo ja mu abikaasa Gea suutsid selle ürituse siin toimuma panna, nii et minu poolt südamest suur tänu. Ma lihtsalt mainin, et sa ei maininud ennast selle peo korraldamise osas. Jah, ma ei maininud ennast, sest ma reaalselt ei teinud mitte midagi. Ma saatsin ühe e-maili Teeme selle intro ära, siis me saame külalisega rääkima hakata, me ei pea meie jauramist enam kuulama. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet... Oota. Sa jätsid Mihkli vahele. No aga me tutvustame teda pärast introt. Ei, aga varem on olnud niimoodi, et külaline saab ka öelda. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Tere, mina olen Mihkel Raud. Ja te kuulete saadet... Aitäh! Nii, no jaa, peaaegu 4 miinus, aga ikkagi 4. 4 miinus on tehniliselt 4. Tere, Mihkel! Jaa, tervist! Aitäh kutsumast, väga tore! Kuidas su päev on läinud? Tänane päev on olnud selline, et ma ärkasin Pärnus, sõin, tegin natuke trenni, siis sõitsin Tallinnasse, jalutasin koera, kuulasin natuke muusikat ja siis tulin siia mitte päris täpselt selles järjekorras, aga umbes niimoodi asjad juhtusid. Ma eeldan, et see on su esimene kord kuulda saadet popkulturistid ja mõtle, kui tore on alustada tutvust uue saatega niimoodi, et sa ise teed selle saate heaks, nii et see on siuke nagu igatpidi, et asi on sinu kontrolli all ja osalt ka ikkagi sõltub sinust, et kui sul jääb halb mulje saatesarjas popkulturistid, siis on osaliselt sinu süü. Ma lihtsalt ütlen, aga peamiselt meie süü, osaliselt sinu süü. Hästi, no need olulised asjad on nüüd laualt maas. Me võime tööle hakata. Hakkame tööle. Me oleme Ivoga alati rääkinud väga palju sellisest nagu tehnika, fännlusest, me oleme väga palju rääkinud videomängudest, me oleme väga palju rääkinud kirjandusest, sarjadest, muusikast, otse loomulikult sellest ei saa üle ega ümber. Ja mingil imelikul kombel oled sina oma elu jooksul jõudnud absoluutselt kõige sellega tegeleda. Võib-olla videomängudega mitte, sellest ma ei ole kunagi kuulnud, et sa oleksid rääkinud. Minu pojad küll, lapsed siis on videomängudega tegelenud ja ma väga niimoodi ääri-veeri umbes aiman, mis asi see on, mis maailm see on. Ja kui sõltuvust tekitav see on ja kui ühest küljest rikastav see on ja kui teisest küljest nagu võib-olla muret tekitav see kõik on. Aga ise ma niimoodi ei ole, ma olen proovinud ausalt, ma olen andnud videomängudele korduvalt võimalust ja üritanud nagu aru saada, miks see lahe on.
aga mind nad ei ole kuidagi niimoodi jah, ei ole õnnestunud koksu otsa saada. Ma olen proovinud keerulisemaid mänge mängida, olen proovinud väga lihtsaid primitiivseid mänge mängida. Aga mingil põhjusel jah, see reaalsus mind kuidagi nagu ei ole kütkestanud. Ma arvan, et see on väga hea, sellepärast, et ma loodan, et kuulajad panid tähele, mis juhtus. Jim üritas seda vestlust viia videomängude peale ilma, et ta seda nii-öelda näiliselt oleks teinud. Ma lihtsalt hakkasin juba kartma, et nii kui sa hakkasid mainima sõna videomängud, umbes pooled inimesed siit saalist tõuseksid püsti ja lähevad minema. Sest see on see tagasiside, mida ma iga kord kuulen, kui sa hakkad videomängudest rääkima. Ma saan aru, et see on sinu töö, ma saan aru, et see on sinu elus väga oluline ja suur osa. Lihtsalt kui on kaks asja, ma muidugi täna härra Rammot ei ole siin, ta võttis mul tänaval üks päev nööbist kinni ja ütles, et ta ei taha kuulda sellest, kuidas me räägime, et meil on sünnipäev, sest see on igav, mitte keegi ei taha sellest kuulda ja kindlasti ei taha ta ka videomängudest kuulda, et see pidi ka kohutavalt igav olema. Lihtsalt, et sa teaks niimoodi. No siis tal on viimased 3-4 hooaega päris keeruline olnud ilmselt. Aga südamlikud tervitused ka härra Rammole siit poolt. Meie mogulpatroon kusjuures, kes on vaatamata sellele, et ta meid ei hinda väga kõrgelt, ikkagi toetab meid rahaliselt. Aga rahaliselt hindab väga kõrgelt. Et tuled ikkagi põleksid edasi ja arvutil oleks vool sees. Aga tagasi Mihkli juurde, et ma kunagi, kui ma hakkasin kirjutama, siis ma tundsin nagu natuke mingit nagu segadust või võib-olla isegi ma ei tea, kas süüd, et miks ma nagu siblin ühest kohast teise ja tegelen ka muude asjadega, sest et ühtlasi mulle väga meeldis teater, ma käisin näiteringis, siis ma tegin juba lapsena televisioonis ka, kõik need erinevad valdkonnad nagu paelusid mind üsna võrdsel määral tegelikult. Ja siis ma mäletan, et ma lugesin, ma ei mäleta, kes seda ütles, aga keegi kuskil mingi täiskasvanud kultuuritegelane ütles, et ega inimene tegelikult suudab korralikult teha ainult ühte asja, et need, kes siin siblivad siia-sinna, et nad on sellised, et need on inimesed, kes tegelikult nagu ei jäta kuskile mingit nagu märki maha, et nad lihtsalt on siin ja seal ja see on kõik selline virvendamine. Aga sinu puhul on selge, et televaatajad näevad sind unes, muusikasõbrad on sinuga koos üles kasvanud praktiliselt, inimesed on teatris näinud sinu kirjutatud näidendeid, inimesed loevad su raamatuid, sa oled purustanud rekordeid kirjanikuna, müües tiraaže, mida viimati nähti Nõukogude Liidu ajal, kui avasid mingi suvalised, ma ei tea, Mati Undi raamatu ja seal taga oli kirjas, et 34 000 eksemplari, mis nagu tänapäeva mõistes on täielik absurd, sest kes ei tea, siis ma ei tea, luulekogu trükitakse võib-olla 300 eksemplari, kui keegi luuletaja annab välja luulekogu, kui ta on selline populaarne luuletaja, siis võib-olla 500. Romaanikirjanikud, ma just täna lugesin Paavo Matsiniga intervjuud, kus ta rääkis, et tal on viimasel romaanil on päris hästi läinud, et on müüdud umbes 1000 eksemplari, et see ongi Eestis enam-vähem selline lagi. Sinu Musta pori näkku, mis tuli 2008 välja, müüdi mitukümmend tuhat, ma ei mäleta täpselt seda numbrit, sina kindlasti mäletad, aga müüdi nii palju, et paber sai otsa ja siis tuli furgoonidega seda juurde tarnida Eestisse, et on selge, et sa oled nagu oma märgi maha jätnud mitmes erinevas valdkonnas ja see ei ole mingisugune selline virvendamine, aga kuidas sa seda enda jaoks oled nagu, kuidas see võimalik on olnud? Mis on sinu, mismoodi sa töötad, et sa igale poole jõuad ja et sa päriselt jõuad nagu panustada, nii et on panustatud? Aga ega see ei võtagi tegelikult nii palju aega, kui võib-olla väljaspoolt vaadates. Ja, et tegelikult ei võtagi nii palju aega, kui väljaspoolt vaadates võib-olla tundub, et kogu aeg siin ja seal, aga tegelikult mul on ikka veel üsna palju vaba aega ja molutamist ja see jõudmine ei ole võib-olla kunagi ajalises mõttes olnud kunagi nagu väga suureks probleemiks. Viimane pool aastat küll on olnud kohutavalt töine, ma olin isegi täitsa nagu väsinud siin suve lõpus. Ma mäletan, et olin isegi nagu veidi nagu hädas sellega, et sellist ringi sõitmist ja töötamist oli maru palju. Aga üldiselt see niisugune ajalises mõttes ei ole see väga keeruline see enda nagu erinevate asjade vahel jagamine. Nagu vaimselt kuidagi ma ei tea, ma ikkagi pean seda kõike see oli väga õige tähelepanek see vanem kultuuritegelane, et sa saad teha ainult ühte asja
ja kui sa igal pool nagu mingeid erinevaid asju teed, et see on nagu mingi virvendamine, aga ma teengi ühte asja, ma olen meelelahutaja, ma lihtsalt lahutan meelt väga erinevates vormides, muusikuna, telesaatejuhina, kirjutajana, ma ei tea, talendikonkursi kohtunikuna, mida iganes. Et see on ikkagi puhas meelelahutu, ka poliitika või poliitilise talkshow juhina. Ka see on tegelikult meelelahutuslik tegevus, nii et ma lihtsalt olen mõelnud endast kui meelelahutajast ja kõik need asjad, mida ma teen, on lihtsalt selle meelelahutaja erinevad tahud ja erinevad nagu vormid või väljundid, mida kaudu ma seda oma meelelahutaja elu elan. Aga kas selle kontekstis sa ei ole, sa mainisid, et nüüd suve lõpus kuidagi kõik see nagu hakkas veidi juba koormama. Kas sul on olnud mingi läbipõlemise hetk selle kõige kontekstis või mõned läbipõlemise hetked? Ei ole. Ma elan üsna tervislikku elu, ma arvan, et see on väga oluline. Ma ei joo, ma ei suitseta eriti. Vahest väga harva. Nii et ma olen üldiselt nagu väga nagu jälgin seda, missuguses füüsilises vormis ma olen või konditsioonis. Vorm võib olla natuke liiga pretensioonikas sõna, aga füüsiline seisund on väga oluline ja tänu sellele ma arvan, et ma nendele asjadele ka tähelepanu pööran, see niisugune vaimne surve ei murra tingimata nagu maha. Et see on õudselt tähtis mu meelest. Ja sellist läbipõlemist lausa ei ole olnud, lihtsalt nagu väsimuse hetk tõesti tuli esimest korda elus, ma arvan. Tuli nüüd selles suve lõpus, ma tundsin, et paganat jälle ma pean kuhugi, see oli üsna pöörane suvi. See vist täiesti olla nii, et ma pean päeva esimeses pooles olema Hiiumaal ja õhtul on mul kusagil Põlva lähedal, sõna otseses mõttes on vaja Singer-Vingeriga mängida ja järgmisel hommikul on kusagil Rakveres vaja olla. Et see läks ühel hetkel kuidagi nagu käest ära sõitmine, õudselt väsitas. Aga sa sõidad veel ka mitte ainult nagu Eesti-siseselt palju, sõidad ka erinevate nagu maailmajagude vahet, et sellepärast mulle tundubki täiesti kuidagi absurdne, et sa selle kõigega nagu toime tuled või et sa seda kõike ikkagi suudad mahutada, ma ei tea, 24 tunni sisse 7 päeva sisse nädalas, 365 päeva sisse aastas. Et kas sul on kuidagi aeg niimoodi ära jaotatud, et sa tead näiteks ette, et järgmised 2 kuud ma olen tuuril, ma olen ainult laval muusikuna ja siis sellest edasi, ma ei tea, 3 kuud ma kirjutan uut raamatut, sellest edasi 2 kuud ma olen, ma ei tea, USAs. Kuidas see nagu käib, et või ongi pigem nii, et on siuke nagu rööprähklemine, et sa nagu õhtul teed ühte asja, hommikul teist asja? Jaa, rööprähklemine on. Ja mõnes mõttes on muidugi nagu halb, et see rööprähklemine, teises mõttes on see nagu hea, hoiab kuidagi nagu virge ja üks asi ei muutu nagu tüütuks. Ja absoluutselt täpselt nii ongi, et ma võin, raamatut ma kirjutan mingi iga päev, mingisuguse jupi, mul just nüüd ilmub uus raamat, ma saan kohe plaagida seda siin mõõdutundetult. Nii, mis pealkiri on? Ühes väikses Eesti linnas. Millest sa räägid? Muusikast. Jaa. Pärast pikemalt rääkida, kui sa tahad. Autobiograafiline. See on muusikaraamat, see räägib minu tegevusest muusikuna alates tõesti lapsepõlvest, natuke katab seda sama perioodi, ma hakkasingi rääkima, katab seda sama perioodi, mis musta pori näkku, aga hoopis teises võtmes, et seal kohati natukene sündmused või asjad kattuvad, aga see rõhk ja võti ja see, kuidas ma nendest asjast kirjutan, on hoopis teissugune. Et ta on ikkagi hästi rõhuga muusikal ja sellel, mismoodi ma muusikaga olen tegelenud, kuidas ma muusikani jõudsin, mida ma muusikast arvan, kuidas kunagi muusikat tehti, kuidas seda praegu tehakse ja niisugune vana mehe niisugune tagasivaade oma muusikalisele tegevusele, mis tegelikult ei ole kuhugi nagu lõppenud ja mis nagu jätkub ja ta tulebki sisuliselt nagu praktiliselt väga varasest lapsepõlvest kuni siis tänase päevani välja niisugune raamat, et ühes kui ma sellist raamatut kirjutan, siis see võib täiesti niimoodi olla, et ma hommikul mõned tunnid kirjutan ja siis tõesti õhtul on Singer-Vingeri või oma bändiga esinemine või mul vaja kuskil motivatsiooni kõneleda, mis on ka üks minu paljudest ametitest, mida ma ei ole küll väga nagu afišeerinud, võib-olla peaksin seda rohkem tegema. Ja absoluutselt, et käivad koos. Mõnikord on küll niimoodi, et mulle, eriti kui tähtajad hakkavad lähenema, et võt nüüd on vaja raamat ära lõpetada, midagi teha, siis ma jõuga ikkagi rebin ennast sellest rattast välja ja see õnnestub ainult nii, et ma lahkun Eestist ja täitsa sellel aastal ma näiteks käisin Vilniuses, kus ma ei olnud väga ammu käinud, siis võtsin nädalaks üks hotellitoa Vilniusesse ja läksin ja kirjutasin seal oma raamatut päeva esimeses pooles ja päeva teises pooles käisin linna peal jalutamas ja ongi, et siis ma tean ainult ühte asja
aga nii kui ma olen Eestis, nii on ikka see, et keegi kutsub ja keegi tahab ja ma ei ole eriti niisugune, ma ei ole väga hea ei-ütleja. Ma lugesin su sealt, kuidas saada edukamaks kui mina või kuidas see peal kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda. Et seal sa kirjutasid, et sa oled õppinud ütlema ei ja siis andsid juhiseid, kuidas öelda ei. Ja ma olen seda kõike proovinud, aga lõpuks on ikkagi nii, et nad näevad läbi ja nüüd, kus ma kirjutasin veel sellest ka lolli peaga, nagu, kuidas see käib, see ei ütlemise läbinägemine, siis nad oskavad nagu eriti hästi läbi näha. Ma pole üldse rahul nagu selle kontekstiga, see on kogu see sünnipäeva kontekst ka, ma sain 35, ma olen 2 korda elus läbi põlenud, nagu põhimõtteliselt sinnamaani, et teraapiat on vaja. Ma tunnen, et ma tahaks nagu palju rohkem asju teha, aga aega ei ole ja mulle tundub, et sa saad selle kõigega nagu paremini hakkama ja sa üldse ei avalda seda saladust. Ja see lihtsalt nagu frustreerib mind kohutavalt ja kõige rohkem mind frustreerib selle asja juures, et tegelikult ainuke asi, mida ma tahaksin teada praegu on see, et mis muusikat sa praegu kuulad, sest kui sa hakkasid sellest raamatust rääkima, see tundus hästi põnev. Ma kuulan igasugust muusikat ja tõesti, mul on ka vinüülplaadi kogu kõik kodus ja algusest oli mul Eestis, ma vedasin suurte kohvritega Ameerikasse ja siis ma tulen sealt Ameerikast tagasi ja nüüd ma toon sealt kohvritega jälle iga kord jälle Ameerikast tagasi seda plaadi kogu ja hakkab vaikselt juba koju tagasi jõudma. Et mul on seal tõesti väga erinevad muusikat. Täna näiteks ma kuulasin Eppu Normaali nimelise Soome ansambli 1900, ma nüüd aastaga äkki 80. aastal ilmunud albumit nimega Agun Tehdas, see on minu lapsepõlve punk muusika. Aga ma võin täiesti rahulikult ja kuulangi ka võib-olla natuke veidi moodsamat muusikat. Aga üldiselt jah, ma ikkagi olen selles mõttes võib-olla kuidas siis öelda, ka mingid harjumuste ori või tihti kui ma kuulan ka muusikat lihtsalt taustaks, siis ma tõesti kuulan mingit trance või mingit instrumentaalset elektroonilist muusikat Spotify'st või kusagilt mujalt, aga kui ma tõesti nüüd panen plaadi peale, siis ikka üldiselt reeglina kipub olema mingi selline muusika, mis kuidagi nooruses või varases lapsepõlves mind puudutas. Mis iganes see siis võis olla, mingi Kraftwerk või Ruja või minu poolest Journey, üks Ameerika meloodilise hard rocki ansambel. Nii et ma kuulan väga erinevat muusikat. See periood on minu elus läbi, kus ma mingit teatud tüüpi muusikat välistasin. Minu elus on ka olnud periood, mis kestis mitu aastat, kus ma kuulasin ainult ühte ansamblit. Selle ansambli nimi oli ja siiamaani Black Sabbath või Black Sabbath, nagu eesti keeles öeldakse. Mul oli kohe niisugune, ma ei tea, niisugune varateismelise niisugune idee fix, et kõik muu on jama ja ma ainult kuulan Sabbathit ja neid plaate ei olnud sel hetkel palju ilmunud mingi 10 ringis või midagi taolist ja need 10 plaati ma ainult kuulasin mitu aastat järjest. Kas Osi uus plaat oled sa jõudnud kuulata? Jaa, mulle see väga ei meeldinud, ma pean läbi ka tunnistama, et Osi üldse minu jaoks muutus, kui see tema reality show tekkis, et siis mulle kuidagi nagu natuke kuidagi nagu muutus ebameeldiv. Me rääkisime muutus sellest. Jah, kuidagi niisuguseks, oli kuidagi teatav niisugune pettumus, aga no ma ei vaadanud ju seda võib-olla seda oli võimalik vaadata, aga ma väga ei vaadanud seda, aga lihtsalt see kuidagi oli ikka naeruväärne ja kuidagi kurb ja plaadid nagu läksid järjest kehvemaks ja ma seda uut üritasin kuulata, aga väga kaugele ei jõudnud. Et mulle see väga ei meeldinud, aga seest ma kuulasin mõned päevad tagasi tema varasemaid plaate, Bark at the Moon näiteks 83. aastal ilmunud plaat, mis mulle väga meeldis ja meeldib siiamaani. Nii et jah. Ja me hiljuti rääkisime Ivoga sellest samast teemast just sellest, kui Osi tegi selle reality show või kui temast tehti see show, tema loal kindlasti ja kogu tema pere loal tegelikult, et siis see oli nagu mingisugune murdepunkt, et sealt edasi Osi oli nagu, ma ei tea, läinud kuskile nagu teisele poole ära, nagu, kus ta enam kunagi tagasi ei tulnudki. Ja mul on üks hea sõber, kes nagu sinagi on meeletu Sabbathi fänn olnud, ta on ise veel britt ka, nii et ta on nagu seal koha peal nii-öelda seda kõike niimoodi endasse imenud ja tõesti üles kasvanud Sabbathit kuulates ja tohutu Osi austaja ja ta ise tundis isegi nagu sükest, ma ei tea, kurbust või sükest nagu sükest sügavat nagu kaotustunnet seoses sellega, kuidas nagu see Osi nagu kuvand, aga mitte ainult kuvand, vaid kuidas ta ka ise nagu kuidagi ära nätsutati mingiks nagu teiseks ükseks olendiks mingist hetkest alates ja see just nagu sai alguse sellest reality show'st, mis teises küljest jälle oli muidugi nagu teleajalooliselt väga oluline, sest et see ma ei tea, algatas mingisuguse täiesti uue sükse formaadi trendi mingis mõttes, ma ei tea, kas see oli kõige esimene näide sellisest formaadist, aga see oli kõige edukam vähemalt nagu oma taoliste seas ja sealt edasi hakkas väga palju tulema sükseid jälgime staaride elusid tüüpi reality show'sid ja Kardashianide
seriaal jookseb tänaseni ja võib ju selle juuri ka nagu leida sealt Osi reality show'st. Aga ikkagi see Ivo esimene küsimus, et mis see saladus siis on ikkagi? Kuidas jõuda? No siin on mitu asja, kõigepealt on hästi kriitiline ennast mitte liiga tõsiselt võtta neid asju, mida sa teed, mitte nagu väga südamesse võtta, kui asjad nagu ei jookse või lähevad tuksi või need on lihtsalt asjad, mis tulevad ja lähevad. Ja teine asi, ja ma tean, kui tüütu, ma tulen selle juurde jälle tagasi ja kui seda tüütu on, seda jõledalt kuulata, aga see ikkagi see füüsilise keha nagu, või selle füüsilise kasti nagu korras hoida on ikkagi väga-väga oluline. Et see ikka tohutult aitab ja ma jõudsin selle arusaamiseni, et ma pean ennast hakkama kuidagi nagu füüsiliselt nagu, et ma pean oma füüsilise kehaga midagi ette võtma. Kusagil 40-seks saades umbes ma tegelesin paari asjaga, aga nüüd niimoodi intensiivsemalt ma olen võib-olla mõned aastad sellega tegelenud ja sellest tekib teatav niisugune sõltuvus muidugi ühest küljest, et nii kui sa jätad järele, nii läheb väga kiiresti enesetunne väga halvaks. Aga jällegi see niisugune laks, see niisugune elujõud või see niisugune, see on jälle tüütu, eks ole, see terves kehas terve vaim, aga see on tõsi ja see on väga-väga oluline, et see on hämmastav, kui palju sa jaksad, kui see kast, milles sa oma asju teed ja nuputad ja läbi elad on korras. See on väga oluline. See on uskumatu, kui palju see aitab ja ma olen eluaeg olnud siuke spordipõlgur, ma ütleks lausa, ja ma ei suuda uskuda, et ma olen jõudnud punkti, kus ma nagu maksan selle eest, et käia kehalise kasvatuse tunnis. Võib-olla see on COVID-i järelmõju, ma ei tea, et midagi on juhtunud mu ajuga. Ei, see on väga hea ja mul on täpselt sama häda ja seda tasub kas või proovida, kui ei usu, et see võib-olla kõlab tõesti, mis seal siis on. Aga seda tasub kas või proovida korra. Et 2-3 nädalaga tegelikult hakkavad toimuma ja mitte niivõrd kehast niikuinii, aga just nagu peas muudatused, mis on väga positiivsed. Ja see on naljakas kokkusattumus, aga meil on sama treener. Jaa, Gert Koovit. Parim treener, soovitame. Teatud mõttes see on hästi naljakas, sellepärast, et mingis mõttes võib öelda, et sa oled inspireerinud meie viimase aja liikumisharjumuste olulist muutumist, kuigi eks neid inspiratsioone võib teisigi olla, aga mingi hetk Jim tuli minu juurde rääkima, et ta on nüüd otsustanud võtta omale eratreeneri ja hästi oluline kogu selle loo juures see keskne fookus, mille ümber kogu see lugu keerles, oli see, et see on sama eratreener, mis Mihkel Raual. Yeah. Ja kuna inimene jõuab, tundub väga edukas ja hästi nagu hakkama saab, siis see tõesti tundus nagu see fookus, mille ümber see vestlus üles ehitada ja ega ma ei saanud ju alla jääda selle mõttega, et nüüd Jim käib trennis ja mina ei käi, nii et ma siis otsustasin samamoodi. Me viimane kord sellest tõesti pikalt rääkisime, ma ei tea, kui väga see kedagi enam huvitab, kui väga see üldse eelmine kordki kedagi huvitas, aga tõesti me nüüd, tähendab, kui me panime need oma kellad sünkrooni, et me näeme, kuidas teineteise liikumine toimub. Jim teeb ikka palju vähem trenni kui mina, ma lihtsalt igaks juhuks nagu mainin selle ära. Ma näen igapäevaselt seda, kui vähe sa liigud tegelikult, sa peaksid selle peale mõtlema. Kas keegi ka sinu kella jälgib või sa teed see on tegelikult hea. Ei, minu kella keegi ei jälgi, kuigi see võimalus on olemas, et sa jagad oma datat või seda informatsiooni, kui palju sa treenid ja palju sa kalorid põletud ja nii kellegi teisega ja võistled. Mina seda ei tee, kuigi see ei ole nagu üldse paha, niisugune kupja värk, et eks ole, kubjas on su seljas, aga sama personaaltreener tegelikult on inimene, kes sind jälgib ja personaaltreeneriga saab sile head teha, et see kuidagi sunnib sind ka nagu rohkem minema, eks ole, ta tuleb sinu pärast välja ja temaga koos on lahe teha ja Koovit on lahe tüüp ja meist väga kiiresti väga head sõbrad ja ma vahepeal proovisin ka ilma temata teha, mitte et ma olingi kusagil jälle kirjutamas Stockholmis 4-5 päeva, jälle tegin niisuguse raamatu finiši hetk oli ja siis ma tegin ilma temata trenni ja sain muidugi kohe vigastuse millega me nüüd tegeleme ja jaurame, nii et ka selles mõttes on hea teha inimesega, kes saab aru asjadest ja kes kuidagi oskab sind jälgida. Absoluutselt, ma arvan, et nagu võib-olla teine kord, kui ma Gerdi üles trennis käisin, siis ma hakkasin lihtsalt naerma mingi hetk, sest et ma sain aru, et ma ilma temata
ma ei teeks oma käel ja jalal vahet, et ma tõesti tean nii vähe inimese nagu lihasgruppidest, ma ei tea, liigestest, koormustest, ma reaalselt ei tea mitte midagi. Et ma olen korra elus varem käinud jõusaalis ja ma lihtsalt tegin seal suvalisi asju ja siis ma mõtlesin, et et ju siis, kui ma nagu higistan, et siis ma olen nagu midagi teinud ja ju ma nagu, olen natuke nagu, ilusam ja nagu põkim, ostan omale spordijoogiga pärast, tõmban selle kerra, aga et alles nüüd ja ma nüüd olen ka 40 saamas, nii et nagu ilmselt mul ka see kuidagi see sisemine vajadus kuidagi ennast natuke nagu rohkem liigutada tuli nagu sarnasel hetkel nagu sul, sinu elus. Et ma nüüd esmakordselt nagu teadlikult liigutan ennast ja see on uskumatu, kui palju seal on avastada. Aga sa juba mainisid oma nutikella ja seda, kuidas keegi sellele datale ligi ei pääse, aga kõik huvilised pääsevad ligi sinu tehnika blogile, mida sa oled ka teinud juba, ma ei tea, kui kaua tundub, et mingi 7 aastat kindlasti, sest et ma märkasin, et sa hakkasid seda tegema siis, kui ma ise liikusin ka reklaamimaailma, ma hakkasin reklaamiagentuuris loovjuhi tööd tegema ja siis loomulikult sa hakkad nagu ka kuidagi nägema, et kes siis ümberringi veel on ja kes mõtlevad ja teevad uusi asju ja siis see sinu tehnikablogi Tele2-le, mida sa vead siiamaani, #raudvara, haaras mind esimesest videost peale, sest et esiteks ma ei teadnud, et sa oled ka siuke tehnikanohik. See oli jälle siuke uus tahk, mida sa enda juures näitasid ja teiseks, et see ei olnud isegi mingisugune nagu roll või mingisugune nagu lihtsalt mingisugune nagu stsenaariumiga siuke loodud siuke kunstlik asi, vaid oli nagu kohe selge, et reaalselt see on mingi asi, mis on vist sinuga kaasas käinud terve elu, et sa oled ilmselt siuke inimene, kes kes on elevil, kui tuleb välja uus iPhone, isegi kui see on nüüd juba 14, et sa oled elevil, kui kuskil on mingisugune vidin, mis kuidagi moodi nagu meie elu, ma ei tea, hõlpsamaks ja lahedamaks teeb. Et räägi natuke sellest, et kuhu selle fännluse või siukse nagu hobi juured ulatuvad, millal sa märkasid endas seda kihku? Jaa, ma arvan, et see niisugune esimene tõesti nagu äratundmine, et asjad mind nagu tegelikult ka kuidagi nagu väga kütkestavad ja kuidagi nagu huvi pakuvad, äkki oli, ma täiesti juhus, ma olin ju Windowsi kasutaja nagu me kõik, eks ole, aastal mingi 2000 midagi taolist, kui toimus järjekordne see Apple'i keynote, kus Steve Jobs, ma ei mäleta seal, mida ta seal näitas, äkki seda 11 või 12 tollist PowerBooki äkki ja 17 tollist esimest korda seda suure ekraaniga. Ja see oli kuidagi nii nagu meelelahutuslik ja kuidagi nii äge ja nii kihvt, et ma ostsin pileti, sõitsin Los Angelesse, et osta endale see arvuti. Wow. Ja sest Eestis sellel ajal neid Mac arvuteid väga ei müüdud ja kui müüdigi siis tohutu nagu viivisega, et see võis võtta pool aastat, kuni uus mingisugune Maci arvuti müügile, Apple'i arvuti müügile tuli. Ma sõitsin Los Angelesse, see oli naljakas, see ei olnudki nii ammu mingisugune mõnikümmend aastat tagasi, aga ikkagi ma kujutasin ette, et ma lähen Apple Store'i, need olid ka üsna värskelt siis alles avatud Apple'i, need oma poed, need jõle nooblid välja ja ma kujutasin ette, ma saan kaubelda hinnas, et igal pool just kaubeldakse ja ma läksin ja ma ostsin 2 arvutit, üks mu sõber palus Erik Morna, kes töötas siis ja töötab ka praegu Raadio 2, ütles, tal oleks ka vaja, et äkki ma ostan talle ka ja siis ma läksin ja lasin sularaha automaadist cashi välja ja mõtlesin, ma saan hinna alla kaubelda, aga see kuidagi nagu ei õnnestunud ja siis ma ikkagi nagu, et ma siis nagu maksan anda see 2 korda $999, aga siis ta lõi need kokku ja sai palju suurema summa. Ja ma ju ei teadnud sellel ajal, võib-olla olin kuulnud, et seal tuleb see tax juurde, ehk siis eks ole, käibemaks, et nad ei näita seda hinnas. Ja see mul ei olnud raha ja siis ma läksin ja lasin veel sealt sularaha automaadist raha välja, aga ikka olin kuidagi rõõmus, et mul oli see uus 11-tolline PowerBook ja sellest ajast saadik tõepoolest. Ja kui iPhone tuli ja mul on nad kõik olnud, 14 ei ole olnud veel. See tuli alles nüüd, eks ole, mõni nädal. Ma ei tea, kas Eestis ongi veel müügil, vast ei ole veel. Need on näidismudelid on väljas, aga selle uue Apple Watchi ma küll tellisin, selle Ultra.
see, millel on spetsiaalne nupp, paned siit käima selle, see on ainuke vahe tegelikult, ta on natuke suurema ekraaniga kui see, mis sul on ja tal on niisugune spetsiaalne nupp, millele vajutades saad talle omistada ühe funktsiooni. Ja kui sa oled ikka workout'i mees või treeningu mees, nagu mina ja sina oleme, siis sa saad vajutada sealt käima oma selle workout'i, ta siis loeb su seda kalori põlemist või seda, kui palju sa kalorit kulutad ja kogu seda värk. See süngib omakorda telefoniga, siseneb äppi nimega MyFitnessPal, kust ma kogu aeg jälgin, eks ole, palju mul on veel süüa võimalik. On kõik nahrupäär, ma tean, aga see kuidagi nagu kuidagi aitab nagu elada ja kuidagi vormis püsida. See turundus tuli siit jube hästi välja lihtsalt, et minu ekraan on suurem kui sul ja mul on üks lisanupp lihtsalt, et sa teaksid, et sina kui trennimees peaksid ju saama aru sellest ja hindama seda, et sa ei olegi veel tellinud, ma saan aru. Ja elu on elamist väärt, kui see uus kell on käe peal. Ja ma olin täiesti kindel, et ma ei osta seda või ei telli seda kella, aga ma millegipärast ikkagi tellisin ma isegi nagu ei kahetse, aga... Ei, ma ka ei kahetse. Minu see Ultra oli kõige huvitavam toode, mille välja tõid sel aastal. Sest see iPhone on samasugune nagu ikka, ainult see liikuv saareke seal üleval on siis uus. Mis on ikkagi piisavalt huvitav see uus asi, et ma tegelikult tahaksin seda uut iPhone'i. Ja ma olin 3 päeva tagasi. Ma eeltellisin selle ära lihtsalt, ma igaks juks ütlen. Ausalt või? Issand jumal, okei, no näed siis. Ma olin laupäeval 3 päeva tagasi olin Gatwicki lennujaamas, higistasin ja nagu kalkuleerisin peas, et kas ma suudan endale põhjendada ära selle uue iPhone'i ostmist ja siis tegin ühelt kontolt teisele ülekande ja mõtlesin, et kui see jõuab kohale enne, kui ma pean väravasse minema, siis ma lähen ja ostan selle. Ja siis see jõudis umbes nagu 10 sekundit enne seda värava teadet ja siis ma ütlesin, et ei, ma ikkagi nagu jooksen, proovin osta seda ja siis tuli veel, et see oli näidismudel, seda ei saanud osta. Aga ma olen 1400 euro võrra rikkam ja istun siin nagu kuningas praegu, mul on siuke tunne, et võin ükskõik mida sealt külmikust endale lubada. Et ka nii võib elada. Ma annan meie kuulajatele ka teada, kes siia kohal on tulnud, mitte nendele, kes kodus kuulavad, kui te tahate kodus oma külmikust midagi võtta, siis on täiesti teie enda valik, aga siin on ka külmkapp, kust on võimalik osta jooke vist, ma vaatan, ükski poe omanik ei vaata vastu halvasti. See kõige Jeesuse sarnasem inimene siin toas on inimene, kellele siis raha anda. Et ikkagi sünnipäev. Võib anda raha ka ilma põhjuseta, et ei pea tingimata midagi külmikust võtma. Aga tegu on ka plaadipoega, nii et enne lahkumist haarake kaasa ka plaat, nii et te maksate selle eest. Ja kui teile Mihkel Raua jutt sellest, kuidas tervis on väga oluline ja alkoholi tarbimine ei aita kaasa oma parima mina elamisele, siis ma saan aru, et seal on ka alkoholivabasid jooke, on ju? Alkoholist ma ei ole rääkinud veel. Räägime. Kui sa soovid. Muidugi. Räägime. Meil on kõigil alkoholivabad joogid siin laua peal praegu. Aga kusjuures see kofeiin siin, mul on nagu kofeiin on mulle nagu kohutavalt ohtlik, see tekitab mul hästi palju lisaärevust, mu käed värisevad kohutavalt, praegu ei ole näha, ma olen praegu hästi rahulikus seisundis siin laval inimeste ees, aga see on juba, ma olen täna joonud ühe Pepsi Maxi 2 tassi kofeiiniga teed ja see on siis nüüd järgmine kofeiiniga jook, nii et ma ei ole üldse heas seisus oma elus. Nende jookide sõltlane ja üritan neid maha jätta. Ma olen nüüd juba peaaegu 2 nädalat joonud ainult vett ja kohvi, ma andsin üks lubaduse, ma proovin vähemalt. Ma olen Pepsi selle Maxi, ma ei tea, kas tohime sellest rääkida, aga ma olen Pepsi Maxi sõltlane. Eriti see, mis purgis on ja neid ei ole kuskil saada. Siis ma telin Woldiga Rimist neid. Tulebki mees ainult 30 purki jälle on nii-öelda 30 purgi. Ma võin need ka 60 purgi kaupa tellida. Kas selle ühe aluse peal on 30 purki? Ma ei tea, palju aluse peal on. Ta toob mulle paberkoti sees. Tuleb 2 paberkotti täis on neid Pepsi Maxi purke. Sest neid ei saa eriti kusagilt. Neid pudelis on küll. Aga mulle meeldib just see purk. Ta on minu meelest hästi hea suurus. Selle ühe purgi ma joon ära ja mul on nagu tunnikeseks rahulik. Ja neid ei ole igal pool üldse saada ja seetõttu ma Woldi kaudu ta ütleb mulle, kas need on või ei ole ja siis ma saan tellida neid. Suvel oli ilus aeg hetkeks, kus minu kodulähedane Prisma müüs kofeiinivaba Pepsi Maxi. Aga see ilus aeg on nüüdseks läbi. Ühesõnaga aga ma tegelikult need on väga kahjulikud joogid, et ma olen natuke lugenud selle kohta ja sa võid ju arvata, et seal on 0 kalorit ja küllap seal ongi 0 kalorit, aga seal on igast muud jama, aga nad tekitavad sõltuvust ja ma olen täiesti nagu seda tüüpi jookide sõltlane kahjuks. Aga alkoholist räägime siis, miks mitte, alkohol
Ivo ega minu elus nagu väga suurt rolli ei mängi, sest et me oleme liiga nõrgad olnud, et juua. Sina jällegi inimesena, kes kõike jõuab, oled jõudnud juua täpselt nii palju, kui sa oled tahtnud ja oled jõudnud ka selle maha jätta, ühesõnaga jällegi nagu siuke näide sellest, kuidas übermensch ja siis nagu harilikud poisid. Et ma ei tea, kui saad kergitada saladuse loori, siis et ta ei anna täna väga palju selliseid selge, ei tegelikult oli, see oli see vaimne tervis on väga oluline, füüsilise tervise, see on tegelikult väga oluline punkt. No et sinu võitlusest alkoholismiga on lugejad saanud tegelikult lugeda väga põhjalikult ka su raamatutest, Mustapori näkku väga ilustamata nagu kirjeldas seda, kui lõbus see kõik võib olla, aga ka, et kui põrgulik see võib kõik olla ja selles mõttes need, kes on lugenud, need juba teavad, et me ei pea nagu seda kõike uuesti üle rääkima, et ostke raamat, neid leidub Eestis päris palju, rohkem kui piiblit, ma arvan, praeguse seisuga. Kas sa kirjeldaksid seda samamoodi, seda alkoholismist ülesaamist, nagu ikka kirjeldatakse, et see on niisugune igapäevane otsus endiselt või sa oled kuidagi sealt ka edasi liikunud kuskil? Jaa, ei. Tähendab, esimene hästi oluline asi on see, et alkoholismist ei ole võimalik lahti saada. See on haigus, mis jääb sinuga aegade lõpuni. Sul on võimalik mitte juua, aga alkohoolik, mina ja kõik ülejäänud alkohoolikud oleme oma näruste päevade lõpuni. Ja oluline on lihtsalt teada, et sa oled alkohoolik, oluline teada, et see haigus võib väga, väga halvasti mõjuda ja mõjubki ja tegelikult ei ole väga suurt vahet, kas sa jood iga päev 2 pudelit viina või sa lihtsalt ei õhtul magama enne seda, kui sa oled ära joonud klaasikese veini. Nii et teda nagu seljatada alkoholismi ei ole nagu võimalik, temaga on võimalik lihtsalt elada. Ja tegelikult päris hästi on võimalik temaga elada, lihtsalt ei tohi juua, ongi kogu lugu. Ja selle otsuse mitte juua ma tegin 2. augustil aastal 1990, sellest on nüüd möödas siis juba, ma olen matemaatikas maru kehv, aga ma pakun, et mingi 32 aastat või midagi taolist. Vabandust, ei, ikka jah, 32 aastat. Ja ma aeg-ajalt nagu mõtlen selle peale väga harva küll, põhiliselt siis, kui mõni inimene pöördub minu poole, seda juhtub siiani üsna tihti, mitte tihti, aga aeg-ajalt juhtub, et inimesed kurdavad ja räägivad, et neil on sama probleem ja teil on sama, nad võib-olla ei teadvusta, et see on haigus, aga ütleme, et nad joovad maru palju või kellegi sugulane, lähedane, abikaasa, et mida ma soovitan teha, ega siin ei ole ka midagi muud soovitada, kui lihtsalt tuleb joomine ära lõpetada, aga seda on nii lihtne öelda ja teinekord üsna keeruline teha. Et absoluutselt, see on lihtsalt niisugune otsus, aga see ei ole mingi otsus, mida ma iga päev teen, taevast tänatud, see oleks päris õudne, kui ma iga hommik alustaksin selle mõttega, et kas ma täna joon või ei, kurat, ma täna ikka ei joo. Et selle otsuse ma tegin üsna ammu, ju tegelikult 32 aastat on päris pikk aeg ja ma ei ole mitte kordagi nagu mõelnud tõsiselt, et ma peaksin veel nagu proovima. Ma tean, millega see lõpeb. Mida pikem on see vahe, kui sa see vahe, mille sa hoiad, mida pikem aja jooksul sa ei ole joonud seda räigemal alkohooliku jaoks uuesti tulek. Me teame seda kahjuks ka meie enda kultuuriloost ja ka mujalt maailmast, et need lõpevad väga kehvasti, need asjad. Nii et ma tean, et sellel hetkel, kui ma võtan klaasikese veini või minu poolest õlut, poole aastaga on mäng läbi ja ma ei mõtle selle peale kogu aeg, ma lihtsalt tean seda. Ma üritan praegu umbes samasugust suhet, nagu mul on alkoholiga, luua nisujahutoodetega, sest nad põhimõtteliselt funktsioneerivad täpselt samamoodi, nad on imelised, juba hea on see hetk, kui saad ühe kõhu peale sööd ciabattat või pirukat või crossanti ja pärast on kohutavalt halb on olla. Nad on võib-olla vähem ohtlikud, nad ei tekita su perele võib-olla võrdväärselt, eks ole, tragöödiad. Jälle ta sööb crossanti. Lapsed nutavad. 30 crossanti kotis tuleb koju jälle. Jaa, kus sa tulid ja käisid jälle crossante söömas. Rusikaga vastu vahtimist, kui julge midagi kobiseda crossanti kohta. Just. Julge pampsu võtta. Jah. Et nii hull ta õnneks ei ole, aga ma lihtsalt olen nagu kogu aeg mõelnud huvitav, kas mul õnnestub, et miks ei peaks
et kui ma olen võimeline toidupoes alkoholiletist täiesti külmalt mööda jalutama absoluutselt, ma isegi ei tea, mida seal müüakse või mis see maksab mulle, absoluutselt õrna aimu. Ja mõnikord nooremate inimestega rääkides, et nad ei usu oma kõrvu. Viimane õlu, mida meil oli Kuldne Oder, võib-olla mäletad, sina ikka mäletad, tead, selline õlu oli kunagi väga ammu. See oli viimane õlu, mida ma jõin, oli Kuldne Oder. Ja ma arvan, et see oli halvem kui need praegused alkoholivabad õlled. Ma arvan, et alkoholivabad õlled praegu on rohkem õlle maitsega. Aga ma lähen tõesti sealt viinaletist mööda ja minus ei liigu ükski närv, et huvitav, kas mul on võimalik ka nagu pagari töökodade või nende pagaripoodide või saia osakondadega samasugune suhe luua. Mulle väga meeldiks, kui oleks. Ma proovin. No see on raskem, sest et poed ongi ju niimoodi tehtud tänapäeval, et sisse astudes kohe käiks su peast üle see süke küpseva saiakese lõhnapilv, on ju, ja siis sa lähed nagu nendes 60-ndate Looney Tunes multikutes niimoodi, see lõhnasõrmekesed niimoodi võtavad sul sõõrmetes kinni ja siis sa hõljud niimoodi selle lõhnakäe järel sinna leti juurde. Et see on keeruline, alkoholilõhna sa ei tunne, kui sa poodi sisened selle viinapudelit, et ei ole korke pealt. See on keeruline, jaa, see on keeruline, absoluutselt on keeruline. Aga ei tea, kas äkki on tehtav, ma ei oska öelda. Aga mis sa sellest arvad, et sageli inimesed, kellel on kalduvus, kellel on nagu sõltuvuslikud kalduvused, ütleme nii, nad kipuvad tegelikult mitte nagu lahti saama või vabaks saama sõltuvusest, vaid nad kipuvad lihtsalt nagu ühe sõltuvuse asendama teisega, mis on võib-olla vähem kahjulik. Jaa. Oled nõus? Absoluutselt olen ja jällegi me rääksime jälle spordi tegemises, kus see ka tegelikult tekitab teatavat sõltuvust. Ja mitte isegi niivõrd seda, et sa ärkad hommikul üles ja hakkad tõmblema, ma tahaks nagu minna jõusaali või. Lihtsalt see efekt, see avaldub, see sinu enesetunde muutus avaldub jälle kiiresti, kui sa nädal aega või 2 nädalat ei käi. Et siis sa saad aru, et sinuga midagi pahasti, et see on täpselt samasugune sõltuvus. Aga ta on kahtlemata tervislikum ja parem ja mõnusam sõltuvus kui alkoholism või ma ei tea hasartmängu sõltuvus või midagi taolist. Kusjuures hasartmängudest ma mingil põhjusel ei ole sõltuvus, see on tõsi, ma olen lotosõltlane, ma mängin loteriid ja aga ma tean, et ma ei võida, see ei ole nii, et ma arvan, et ma võidan. Ei. Aga sa oled elus võitnud. Kuidas? Sa oled elus võitnud. Aga mulle meeldib see mõttemäng. Ma ostan endale 10 euro eest, aga äkki tunde. Ja see on hästi tore, niisugune tunne, millega nagu mängida ja mõtiskleda ja mind ei taba kuidagi depressioon, kui see siis ei õnnestu, eks ole. Kas lotopilet maksab 10 eurot? Sa võid ka 2 eurot maksta lotopileti eest ja seal on sõltuvad sellest, kui mitu välja, mis mängu sa mängid, võime sellest pikalt rääkida. Kui mitu välja sa täidad ja mis mängu sa mängid ja nii edasi. Kui sa otsid nisutoodetele alternatiivi, ma lihtsalt igaks juhuks mainin, et kui sa taaskord Stockholmi satud mingil põhjusel, Stockholmi vanalinnas on üks pagar, kus on maailma kõige paremad Tatra muffinid. Ma ei usu seda, selles mõttes, et nad võivad olla head, aga nad ei asenda nisujahu tooteid. Ma tean kõik, nüüd ei ole hea ja mine see on sama, ma väga vabandan, see vegan värk. Ei, ma väga hindan seda, ma õudselt tahaksin. Aga kas sa oled vegan viinerit söönud? Ja olen ja see on selles mõttes raevu, et miks on vaja viinerile panna, miks on vaja vegan tootele panna nimeks viiner, ma ei saa sellest aru. Ma käisin ühes restoranis Chicagos, mis oli vegan restoran. Jah, täpselt vegan Ruben, mingisugune pagana võileib ja miks neil peavad olema liha nimed nendel vegan toodetel, ma ei saa sellest aru. See on selline kuidagi nagu... Sa eksid ära poest, sa ei saa aru, sa otsid viinerit, sa tahad vegan viinerit, aga sa ei tea, kui selle asja nimi on näiteks intrauterin. Ma lihtsalt otsisin esimese sõna, mis mulle... Ma lihtsalt ütlen siia vahele, et Mihkel teaks, et üks meie suurimaid otsinguid siin 6 aasta jooksul on olnud see, et oleks saates rohkem siuke särtsu ja konflikti. Mulle tundub, et siit me võime selle leida. Et Ivo, räägi veel ikkagi sellest, mis oli see Tatra saiakese... Ei, see on alati see, et sa ei ole proov, see on salati, proovi on head salatid olemas, ei ole, ma tean, ma olen proovinud kõiki salateid, need ei ole head. Nad on okeid, aga nad ei asenda, ma ei tea, kartuliputru või pastat või midagi taolist. Need on paremad. Ma saan aru, et nad on tervislikumad, nad ei ole paremad. Et seda juttu ei maksa ajada, et on kusagil mingi Tatra kukkel, mis on parem kui päriselt. Ma täpsustan igaks üks üle, et ma isegi ei öelnud, et ta on parem, sellepärast, et see on maailma parim. Jah, Tatra muffin. Nagu omataoliste seast on parim või? Et see on nagu kategooria parim, mitte spetsiifiliselt. See on küll väga madal laip, nagu kust üle hüpata.
mu ema on siin, kes on mulle andnud kaasa selle nii-öelda võime ja soovi konstantselt saia kodus küpsetada, nii et ma väga hindan nisujahu tooteid ja ma tõesti ei saa aru inimestest, kes räägivad, et nad ei taha, et toodetes oleks gluteeni sees, sellepärast et gluteen on kohutavalt kasulik ja hea ja tore ja maitsev ja mõnus asi. Ta on hea ja maitsev ja mõnus asi, aga ta ikkagi muudab su uniseks, mina näiteks ei saa. Et kui ma söön saia, ma söön hästi palju ja eriti hull on see, et nüüd on tänapäeval hakatud ka Eestis, eks ole, sa lähed restorani, istud maha, sul kõht ei ole tühi, nad toovad kohe, eks ole, hunnikud ciabatat, sa paned seda, et saaks esimese värina välja, sa paned selle sisse ja siis ta tuleb, kas ma toon veel? Muidugi. Meil on oma tehtud sai, see on väga just ahjust tulnud. Muidugi too veel ja ilma naljata ja lõpuks, kui see esimene eelroog tuleb, eks ole, mul kõht tegelikult täis juba sellest saiast ja ma tõesti ei liialda, ma olen võimeline restoranis käies sööma ära 4-5 korvitäit seda ciabatat, mis nad toovad. Ja pärast on väga halb olla, tõesti väga halb olla. Ja ma ei suuda piiri pida, ma lihtsalt ei suuda. See eelroog jääb söömata, mis on salat tõenäoliselt? Ei. Okay. Ma söön kõik ära, ma olen telli, ma olen maksnud, ma olen nõukogude inimene. Ma käisin Tallinna lasteaias, mille nimi on Rõõmu Talek siiamaane. Ja seal oli meil puhaste taldrikute ühing, selle juured pärinevad Vladimir Uljanovi lapsepõlve. Ja mina käisin nõukogude all lasteaias ja puhaste taldrikute ühing tähendas seda, et sa pidid sööma taldrikud tühjaks. Ja kui sa ei söönud, siis oli halvasti ja minu aeg on, ja mul on täpselt samamoodi, et kui ma olen midagi telli, ma pean ära sööma selle. Ma ei suuda jätta toitu ära. Sama. Ivo, sul ei ole seda või? Sa oled noorem, sa sündisid juba vabas Euroopas. Ma ei käinud lasteaias. Okei. Aga ei, toitu raisata mulle ka ei meeldi. Mul tulevad kõik need kohutavad keskkonnastatistikad pähe iga kord, kui ma söön, kui ma mõtlen selle peale. Ja eriti hulle tunned buffee-eined, et kui sa oled maksnud, eks ole, siis sa pead sööma nii kaua, kuni sul lihtsalt teist enam sisse ei lähe. Lasteaias meil oli lausa niimoodi, et me nagu aitasime üksteist, me motiveerisime üksteist, et taldrik saaks tühjaks söödud, et alati kui oli lihasupp, on ju, liha ja kartulisupp, siis liha oli ülipekine ja siiamaani, kui ma näen pekki, mul juba nagu tuleb natuke tuleb nagu midagi kurku. Nagu praegu paha. See on kummaline tegelikult, pekk on kõige maitsvam osa liha. Ei, kui ta on läbi kasvanud kenasti. Ma eelistan Tatra kuklit. Muffin! aga kuna ma juba siis ei suutnud pekki nagu kukistada väga, siis oli niimoodi, et me nagu need, kes ei suutnud, need lihtsalt sõid selle ülejäänud supi ära, ja siis pekk oli eraldi, jäi sinna taldrikusse ja siis võtsime selle suure supilusikaga korraliku supilusikad ja nagu peki kuubikuid, toppisime suu täis ja siis neelasime need alla niimoodi, et saaks taldriku tühjaks, aga niimoodi, et oleks minimaalselt kontakti sellel peki kuubikul nagu keelega, et lihtsalt nagu paned nagu torus sisse nagu selle pekiga ja siis on tehtud. Pekki on ka olemas või? Selle nimi on vekk. Ma õpetan kohe, tahtsite näpunäiteid ja nippe ja praktilise elu elamise häkke, et väga hea nipp on, kui sul mingi toit on ebameeldiv, tuleb nina kinni öelda sellele, et kui sa sööd, tead, see tunne maitset. Päris ausalt, sa võid proovida, kas sulle Coca-Cola või ninast kinni joo seda, sa ei tunne maitset, ma garanteerin sulle. Ja see töötab nagu... Ma kohe proovin. Jaa, see ei proovinud kunagi või? Ma olen selle mehaanikaga tuttav, kuidas see teoreetiliselt peaks toimuma. Ma pole kunagi viitsinud nii palju vaeva näha. See ei ole väga suur vaev, mida sa näed kohe. Jaa. Ja nüüd, kui sa nina lased lahti, siis tekib sulle maitse suhu. No vaat. Pean tunnistama, et ei olnud niimoodi. Ma tundsin Coca-Cola maitset ka seda nina kinni hoides. Ja, sa oled sõltanud, vaat sul ka palju teha, sa tunned maitset selle pärast. Sellele ma ei saa vastu vaielda. Aga uus teema. Ma olen sinult õppinud neid saatejuhtimise nippe, et sujuvad üleminekud on ka meie tugevus. Uus teema, miks mitte rääkida New Yorgist, mis on linn, kuhu ma olen terve elu tahtnud minna ja kus ma enda arust olen käinud tänu sellele, et ma olen lugenud Kaur Kenderi Ebanormaalset umbes 3 või 4 korda. See on minu tutvus New Yorgiga. aga ma tean, et sa oled seal käinud päriselt ja et sul on selle linnaga eriline side. Jällegi üllatusin kunagi aastaid tagasi, kui ma ilmselt Eesti Ekspressi avades jõudsin nende reisikuulutuste juurde ja siis seal oli siuke pakkumine, et New Yorgi tuur Mihkel Rauaga. Kuidas su esmatutvus New Yorgiga, kuidas see käis? Kuidas te tutvusite, mis sinuga seal New Yorgis juhtus, et see linn nii oluliseks muutus su jaoks?
ja noh, aastatega see on muidugi selles mõttes, et tegelikult on veel linnu ja ma võib-olla tegingi esimese 10-15 aasta jooksul Ameerikaga selle vea, ma käisin New Yorgis, kui ma olin läinud, aga kui ma teistesse linnadesse ka sattusin, siis ma sain aru, et tegelikult on Ameerikas terve hulk väga mingeid ja väga kihvte linnu, nad on väga erilised, väga nagu erinevad kõik, et esimesel pilgul võib tunduda, et Ameerika suurlinn, eks ole, keskel on need pilvelõhkujad ja ümberringi on mingi muu värk ja noh, ta nii ongi. Aga nad ikkagi on väga erinevad ja Chicago on tegelikult kõige kihvtim linn Ameerika Ühendriikides minu meelest. Aga New Yorki ma sattusin esimest korda, me käisime Singer-Wingeriga mängimas, seal korraldati väliseestlastele, oli mingi Eesti kultuurifestival, mingi taoline sündmus, seda vist tehakse äkki siiamaani. See võis olla aastal 1998, ma tahaksin öelda. Ja siis me mängisime seal, siis ma käisin esimest korda New Yorgis, noh, see kõik oli jälle lahe, jälle tore ja noh, esimene asi muidugi, mida noh, turistid, mina samamoodi, noh, viga, mida tehakse, sa oled seal kesklinnas, eks ole, pilvelõhkud, see ongi väga tore, aga tegelikult nagu kihvtid kohad on New Yorgis, on mujal. Ja siis mu sõbrad, ansambli Metallist liikmed, ma kunagi 80-ndatel mängisin ansamblis Metallist ja osa nendest liikmetest 90. aastal või 90. alguses põgenes Ameerikas, nad läksid nagu mängima, New Yorki vist mängisid ka ühe korra, aga enne seda, kui nad mängima jõudsid, nad käisid läbi politsei jaoskonnast ja taotlesid asüüli ja tol ajal veel ameeriklased andsid Eesti NSV kodanikele, eks ole, asüüli ja nad said selle. Ühesõnaga, need sõbrad, osad elavad neist siiamaani seal, viisid mu siis ka nagu lahedatesse kohtadesse, mis on noh, sisuliselt allpool, ütleme seal 23. tänavat või no ütleme 23. tänavast allapoole, see on kõik, mis on nagu lahe, kuni tuleb see Financial District ja kogu see Wall Street ja kogu see jama või noh, mitte jama, aga jälle veidi igavam. Et seal vahepeal on see elu ja nüüd ma küll, kui ma New Yorki satun, ma ainult selles vahepealses osas nagu olengi. Ma väga ei viitsi käia enam Midtownis või päris seal all Downtownis. Mis ma oskan öelda, ta on muidugi aastatega väga muutunud New York ja seda räägivad kõik, et 80-ndatel see oli ikka nagu hoopis teine linn ja täiesti niisugune, Times Square oli prostituute ja narkodiilereid täis ja praegu Disneyland, eks ole, maailma kõige turvalisem kant olemiseks umbes ja tuli Rudy Giuliani, eks ole, kellest tänaseks on saanud täis kloun ja kes tegelikult New Yorgis tegigi siukse omamoodi siukse fašistliku puhastuse ja selle käigus nagu muutus linn küll, kus nagu traditsioonilises mõttes turvalisemaks, aga väga palju seda vibe'i kuidagi nagu tapeti, pandi klubisid kinni ja see kõik oli üsna jõhker aeg. Ja nüüd ta on siukene, ta on ikka kihvt, aga ta on ilmselt hoopis teistsugune linn, kui ta oli kusagil. Ma mäletan, kui mu vend käis esimest korda New Yorgis ja see oli küll kuskil 80-ndate teises pooles Rain Road, siis ta tuli tagasi ja rääkis, kui õudne see linn oli. Tal üldse ei meeldinud, tal ikkagi olidki niisugused kokkupuuted kurjategijatega ja kui ta umbes lennukist välja astus, siis esimene asi, mida kuskil megafonides karjuti, oli see, et hoidke oma asjadel pilk peal, et see on New York City, not Disneyland. Ja ta jõudis kuskile sinna kesklinna ja ta läks midagi ostma kuskile teelisse, teelideks nimetatakse need väikseid delikatesse, pisut mingi pood, kus mingi tüüp teeb sulle võileiva ja ajalehte. Ta läks sinna, ostis endale mingi Coca-Cola või midagi taolist ja siis seal selle leti peal nõjatus üks mees ja siis võttis ära kõik selle raha, mis talle tagasi andi pani taskusse endale. Ühesõnaga Rein oli kuidagi väga hädas selline ja oligi väga teistmoodi. Ja ta oli väga noor sellel ajal, võib-olla mõne kümnele või midagi, ma võin numbritega eksida, aga ta oli väga noor. Et talle üldse ei meeldinud. Ja ma tean inimesi, kelle siiamaani väga ei meeldi, siin on palju rahvast ja räpa on eriti suvel, see kõik haiseb jõledalt. Ja muide New Yorgi haisemise põhjus on hästi proosaline. Miks Chicago ei haise suvel ja New York City haiseb. Põhjus on väga lihtne. Chicagos on nõndatud alleyways ehk maja taga on väikesed niisugused tänavakkesed iga maja taga, kuhu siis prügi pannakse. New Yorgis neid ei ole ja prügi pannakse maja ette, mis tõttu kuumaga need prügikotid on kõik majad ees ja see läheb haisema, see on üsna võigas kogu see värk. Aga ta on muidugi kultuuriliselt väga põnev, väga huvitav ja muidugi igav seal kindlasti ei hakka ja ta on, kas elada ei ole seal võimalik, see on jälle kallis, eks ole. Kuigi San Francisco on vist veel kallim kogu see Silicon Valley ümbrusega, aga ta on muidugi väga põnev ja igal turistina niimoodi käies on väga lahe. Aga kuidas see tuuri asi või see sinu giidiroll alguse sai, kas reisibüroo pöördus su poole, teades, et sa armastad seda linna? Ma ei mäleta täpselt, äkki see oli minu idee. Ma tahtsin kuidagi nagu teha, mõtlesin, et nii on lahe ja saan minna ja see oligi niisugune ühekordne projekt, et me siis kuidagi Tiit Pruuliga, kes on Go Traveli omanik, rääkisime sellest, talle see idee nagu meeldis ja siis pandi tõesti ühekordse projektina kokku üks väike grupikene, kellega ma siis käisin 3 päeva mööda linna
näitasin neile igast erinevaid kohti, kuhu turiste pole tavaliselt satu, Haarlemis käisime, kuhu ju ei minda mingil põhjusel, kardetakse, kuigi tegelikult see on ka muutunud aastatega väga turvaliselt, käisime Brighton Beachil, eks ole, mis on venelaste linnaosa, see on väga kaugel, tuleb metrooga sõita, aga taha sinna Coney Islandile ja sealt veel jala minna edasi ja see on selles mõttes groteskne linnaosa, võib-olla ma ei kujuta, et see praegu nagu toimub, eks ole, aga siis oli see niisugune sisuliselt, oledki nagu Venemaale sattunud, su kõik sildid on vene keeles ja kõik nagu vene värk. Ühesõnaga niisugused kohad käisime ka läbi, kuhu turist tavaliselt ei satu ja oli väga tore niisugune, aga see tõesti oli niisugune ühekordne asi ja ma võiks neid ju veel teha, aga ma ei tea, praegu ei ole kuidagi nagu. Mul on nii hea meel, et see tõeks osutus, et sa tegelikult tegid seda tuuri, sest ma hakkasin kartma, et Jim ajab midagi sassi, ainuke inimene, kellega ma olen näinud New Yorgi tuur, oli Neemeraud ja ma mõtlesin, et midagi võib-olla jaa, tema on ka teinud ja teeb vist tekib siiamaani, nad teevad koos Reigo Ahmenaga, käivad New Orleansis minu meelest, mis on väga, väga kihvt linn muide. Ja Chicagos ka äkki, ja Chicago on kihvt. Mul oli ka mingi küsimus, aga selleks kas publikus on mõni küsimus, mis tahab saada küsitud või palun? Nii, sooviti palju õnne ja pärast saame kallistuse, salatitangide kallistuse ja küsimus on? Ja küsimus oli, et kui ma varem käisin ammu aega tagasi irooniliselt jõusaalis, siis kas nüüd käin surmtõsiselt vastu, jah, surmtõsiselt. Kuigi Gert Koovit on niivõrd karismaatiline ja tore inimene, et temaga on nagu, et see ei ole nagu selline morbiidne surmtõsine, see on selline nagu elujaatav surmtõsine, et teeme nüüd trenni ja alati, kui ta mu ära väsitab täiesti, ma olen seal selline nagu teen oma viimaseid selliseid nagu hingetõmbeid seal põrandal kössitades, siis ta naerab. Et meil on väga selline male bonding nagu asi seal käimas ja selles mõttes väga surmtõsine, aga selline muhe. Ma ei tea, kuidas Mihkliga on, et kas ta sind ka nagu piinab või teil on... Jaa, ikka, jaa, ta on tõesti väga, väga nagu lõbus selle kõige juures ja ma saan aru sellest irooniliselt jõusaalis käimist ja ausõna ma ka kuidagi suhtusin lihastreeningutesse ikkagi ka väga nagu, väga üleolevalt ja ma olin täiesti veendunud, et seal lihtsalt tegeldakse nagu sellised lollakad, eks ole, teevad, et midagi muud ei ole, et nad ajavad oma õlad jõle laiaks. Aga see tegelikult ei ole nii, et lihastreening on vähemalt minu vanuses ikkagi suhteliselt ainukene nagu tõeliselt nagu tõhus treening ära hoidmaks muidu võib-olla vältimatuid protsesse, mis mehega kipuvad juhtuma, kui ta ei hoia ennast vormis. Ei, ma üritan lihtsalt hästi lühidalt kokku võtta, aitäh selle küsimuse eest, ühesõnaga publikus istub kirjanik, üks paremaid noori luuletajaid Eestis, ma ütleks, ja ta jõi hiljuti ennast purju esimest korda elus ja ütles, et kui kirjanikul on see enese kõrvaltnägemise võime nagu eriti, et see on tal eriti oluline ja et ta analüüsib ennast ja nagu näeb ennast kõrvalt kogu aeg, et siis nagu purjus olles muud nagu suurt muutust ei olnud kui see, et gravitatsioon hakkas teistmoodi nagu tööle, aga et ei olnud nagu väga lõbus, et kuidas meil sellega lood on. Kas ma võtsin kuidagi normaalselt selle? Lõbus oli ka? Jah. Nii ei saa kogu aeg teha. Näe, et nii ei saa kogu aeg teha. Ja mida veel võiks teha? Ja siia juurde ju tulevad veel igasugused need erinevad, ma ei tea, kultuskirjanikud nagu Bukovski tuleb näiteks esimesena meelde, kelle kohta ma mäletan, kui ma tutvusin tema loominguga esimest korda, kui teda hakati tõlkima eesti keelde, siis nagu käis sinna juurde alati see jutt või see oli nagu müügiargument, et Bukovski oli kogu aeg hullult purjus, kui ta kirjutas nagu ainult jõi ja lihtsalt jõi nii kõvasti ja kirjutas ka nagu üli palju ja üli hästi, aga nagu nii purjus oli kogu aeg ja see tundus kuidagi ka nagu natuke nagu kuidagi põnev või äge, aga... See, mida sa ei teadnud selle kõrval on see, et sel ajal, kui ta ei joonud ja ei kirjutanud, tegi ta trenni. Et tegelikult kõik oli tasakaalus. Ja huvitaval kombel Gert Koovit oli väga noor Gert Koovit. Kas sa küsimusele tahad ka vastata või sa lihtsalt... Äkki Mihkel alustab, teeb otsa lahti. Kuidas ma lõõgastun? Kuidas ma ennast välja lülitan sellest, kui hakkab mõte väga peas käima? Nojah, jällegi me tuleme tagasi selle banaalse ja leierdatud Kooviti juurde, minemise jutu juurde, aga
ikka jalutamine ja keskkonna vahetamine, kui tõesti väga tihti juhtub seda, et mõte kipub peas ringi käima ja eriti täpselt mingi loomingulise tööga tegeledes ja siis on ikkagi mõistlik lihtsalt minna välja või vaadata telekast, ma ei tea, Jason Statham vist on selle mehe nimi, temaga filmi, mis on hästi lahedad, sellepärast et ta annab lõuga terroristidele ja rebib alati kildu, mis on väga vaimukas selle kõige juures ja mulle ta väga meeldib, õudselt meeldib. Ja vaadata mingit just filmi, mis nagu väga ei koorma võib-olla aju, aga on ikkagi tore ja lõbus vaadata. Ja muidugi vedeldiazepaam, mis alati aitab, see on üks Kuidas? See on üks rahust diazepaam, mida müüakse valdavalt tablettid, ma ei tea, ma peaks sellest rääkima, aga ühesõnaga perearsti juurde võib minna ja ta räägib. Ja ma ei teadnud, et seda vedelast peast ka saab, aga vedelat sa saad ise doseerida ja nad küll soovitavad 5 tilka panna, aga 15-ga on ühesõnaga ta ma ei tea, miks ma sellest rääksin, ühesõnaga rahustab. Jaa, ei, aga meil on ühtlasi ka... Jaa, absoluutselt. Ja kui mõte hakkab väga ringi, eriti vastu ööd, et kui mõte hakkab ikkagi väga peas ringi käima ja magada ei lase, no siis on abimehed, mida siis perearst võib-olla oskab tegelikult veel paremini soovitada, kui mina oskangi. Meie saatest on inimesed väga palju saanud nagu tervisenõu ja terviseabi. Okay. ja vajaduse korral ka ravimeid, mida võib-olla ei müüda. Apteekriga või oma perearstiga enne. Jaa, aga soovitan seda vedelat diazepaami proovida, et see on parem kui tabletiga. Mida sina sõid vahepeal sellise Balderian või? Balderian, jah. See ei aita, selles mõttes ta on niisugune, ta on vist see on vist ilma retseptita saab. Üks on reegel, kui retseptita ei saa, kui ilma retseptita saab, seda ei tööta. Töötavad ainult need, mida saab retseptiga. Ta on lihtsalt nagu selline, ma kujutan ette, et see töötab, see on nagu see Coca-Cola maitse. Täpselt, jah, ta on nii-öelda placebo ühesõnaga. Aga muide Kambodžas, Kambodžas müüakse vaalium ilma retseptita, see on täiesti uskumatu, sa lähed apteeki ja vaalium ehk siis seesama diazepaam, mitte kange, aga ikkagi rahust ja ilma retseptita saadavale, ma läksin täitsa hulluks esimest korda. Täitsa nagu laps kommipoes, et see tundus täiesti uskumatu. Selliseid asju on alati, ma ei tea vist alati, ma olen juba nüüd vanemaks saanud ja võib-olla enam ei tohiks olla, aga ääretult ebamugav rääkida, kui ema on ruumis. Ei ole midagi hullu. Ivo ema ütles, et ta läheb kohe tordi järgi. Jaa. Ma jõin ennast esimest korda purju jaanuaris sel aastal. Lõpeta, ma olen, kuuled või? Vabandage, kas emake Krustok saaks korraks toast lahkuda, et me saaksime kuulda tõtt? Ei. Mida sa räägid? No, purjus selles kontekstis, et siis ma juba tundsin, et ma nagu otseselt ei kontrolli enam väga täpselt seda, mida ma räägin ja kuidas ma teen. Eks siis see oli, kui mu siuke, ma võin tarbida kuskil 5-6 ühikut alkoholi, ilma et ma tunneks, et see nagu väga-väga tugevalt mõjutab minu nagu toimimist, siis ma tarbisin üle selle. Ehk siis ma nagu tundsin, et nagu see ehk siis mul oli esimest korda elus pärast seda, esimest korda elus ma tundsin, et maailm pöörleb ringi, kui ma voodisse pikali viskasin. Esimest korda elus mul oli pohmell järgmisel hommikul. Vau, okei. Ja luuletaja publikus ütles sama. Ma nõustun sellega, et see ei ole tõenäoliselt jätkusuutlik. Ma olen ükskord seda veel nüüd pärast seda veel proovinud, või mitte proovinud, see tundus juhtuvat teist korda ka, aga see... Kas see oli, oota, las ma katkestan, see oli niimoodi, et sa olid teel tööle ja siis sa komistasid, kukkusid selili ja siis samal ajal üks purjus mees, kes oli öö läbi joonud, tuli oma pläskuga nagu koperdas sulle otsa, kukkus sulle peale, sul oli suu ehmatusest lahti ja siis seal pläskust voolas sulle alkoholi kurku. Ma astusin korteripeo uksest sisse, ütlesin, palun, ma täna tahan ainult vett ja siis mulle pakuti hästi palju šampust. Aga see ei olegi üldse oluline, see nagu detailsusaste, aga mis osas nagu, ütleme, ma ei tunne, et alkohol lõõgastaks kuidagi või mingis kontekstis ta lõõgastab, aga see nagu kõik muu, mis sellega kaasneb, ei tundu nagu väga lõõgastav ja ma ei tunne ka seda, et see nii-öelda analüütiline osa majust kohutavalt välja lülituks selles osas. Kui vastata nagu päriselt sellele küsimusele, et mida siis teha, et seda nii-öelda ülemõtlemist kuidagi nagu kontrolli all hoida, siis rahustid kindlasti aitavad. Ja trenn. Näiteks. Ja teine pool on see, et kunagi mu
kooliõpetaja vist, me rääkisime ka sellest, et kuidas keegi oma stressi leevendab, ma ütlesin, et ma räägin hästi palju oma sõpradele asjadest ja siis ta ütles, et sa oled üks nendest inimestest, kes siis ise pole stressis, aga kõik ta sõbrad on stressis, et mul on tunne, et see on see minu lähenemine. Ma võin lihtsalt lühidalt omalt poolt vastata, et ma tunnen mind vaktsineeriti alkoholismi vastu üsna varases eas, sest ma kasvasin üles alkohoolikuga. Mu vanaisa võitles terve elu, ta isegi ei võidelnud, ta lihtsalt nagu jõi. Et tolles seda kõike nagu kõrvalt näinud, siis sellest piisas mulle näiteks, et nagu juba teismelisena tunda nagu võib-olla suuremat mingit enesekindlust selles osas, et kui teised nagu väga tahtsid juua ja avastada, mida see kõik nagu pakkuda saab, et siis ma nagu pigem olin nagu väga-väga ettevaatlik ja ka edasises elus kuidagi ma ei ole nagu eriti pärast seda, kui ma juba 30-ndates eluaastates on niimoodi, et nagu, et ma ei tea, jood ühe väikse õlu ja ikkagi on järgmine päev nagu hästi paha olla, et see kuidagi kõik muutub ka nii nagu keegi kunagi, üks näitekirjanik, keda ühesõnaga näitekirjanik ütles, et nagu, et 16-aastasena näiteks nagu, et sul ei ole nagu harilik inimkeha, sul on lihtsalt nagu machine gun, ütles ta, et sul on nagu põhimõtteliselt nagu toores nagu relv, millega sa võid teha mida iganes, sa võid olla üleval, kui kaua sa tahad ja võid mida iganes nagu teha, et kõik on okei, aga mingist hetkest alates ongi niimoodi, et lihtsalt, et kui sa ise nagu ei aita ei aita ennast, siis sa nagu vajudki ikkagi kõssi. Näiteks see pandeemia oli nagu väga hea siuke nagu tuleproov, ma arvan, väga paljudele inimestele, sest mulle tundus, et hästi paljud inimesed nagu kuidagi ma ei tea, hakkasid jooma palju ja ma mäletan, et see oli reaalselt asi, mille pärast ma muret tundsin, et keegi, ma ei olnud selle peale ise mõelnud, keegi ütles nagu, et kas sa kujutad ette, et kui hulluks läheb koduvägivald praegu pandeemia ajal ja siis ma ütlesin nagu, et issand jumal, tõepoolest, ma arvan, et see läheb nagu väga jubedaks, et et peredes, kus see juba on jube, läheb see ilmselt nagu veel 50 korda hullemaks. Et jah, ma ei tea, kas pandeemia näiteks sind ka kuidagi proovile pani, kas sa olid tubli ja sõid vähem croissante ja tegid juba siis trenni kõvasti? Ja vastupidi jah, et see oli see hetk, kus jälle läks väga käest ära ja jälle läks, et ma olen selles mõttes niisugune viimse päeva mõtlemise inimene, et mul on alati, kui läks trumminguga pulgad nagu filosoofia ja pandeemiaga ilmnes see jälle väga tugevalt, et kui trenni ei saanud teha, siis seda tuli kompenseerida veel rohkemate croissantidega ilma naljat ja ma lihtsalt istusingi kodus, nagu me kõik tõenäoliselt, lasin aga Woldil koju tuua kraami ja sõin ja alguses olid kõik väga distsiplineeritud ja isegi õues esimene see laine või mis iganes see isegi õues ju keegi väga ei käinud, ei julenud käia ja eks ma istusin siis ka kodus päevad otsa ja sõin lihtsalt. Ja läks asi väga käest ära absoluutselt. Ta ei mõjus, see on üks väike osa halvast mõjust. Et oli muidugi väga keeruline ja ma ka põdesin seda rõvedat delta versiooni. Ma olin küll vaktsineeritud, aga mul kuidagi läks nii, et teisest vaktsiinist, saigi nagu see pool aastat täis teisest vaktsiinist ja ma olin esmaspäevaks endale kokku leppinud selle 3. süsti ja siis reedel jäin haigeks. Nii et see oli üsna rõve, aga mis ma oskan öelda. Uus teema. Mind väga huvitab see raamat, mida sa kirjutad ja tegelikult, mis ma tahaksin küsida selles kontekstis võib-olla nagu hästi huvitav oleks teada 80-ndad, 90-ndad ja võib-olla peale seda, et mis on olnud kõige ägedam aeg muusikat teha, olla muusik, sest ma mõtlen ka kõik need projektid on väga erinevad olnud alates seal Singer Vingerist või ka nendest projektidest, mis olid enne seda, aga mul lihtsalt lapsepõlves on nii meeletult soe ja tihe side Singer Vingeriga ja Mr. Lawrence ka, ütleme, tuli kuidagi sellise nagu täiesti teise kontekstiga Eesti muusikamaastikule, kui see kunagi toimib ja ma võin nagu anda sellise nagu täiesti puhtast südamest soovitus, et kui keegi tahab kedagi vastassoost nii-öelda ära laulda või tekitada nagu sellist head sooja tunnet, võib alati Annabelli laulda, see on ääretult ilus laul, et kuidas see nagu erinevatel nagu kümnenditel või nendel erinevatel perioodidel tundunud on sulle? No väga erinev, sellepärast ma olen ju, kui ma olin 80-ndatel, kui mind Singer Vingerisse kutsuti, ma olin 16 aastal, ma käisin veel keskkoolis.
ja see loomulikult oli hästi põnev ja hästi huvitav ja siis oli kõik hoopis teistmoodi ja sellest ma oma selles uues raamatus kirjutan ka üksjagu ja kuidas see mängimine käis ja millised olid võimalused ja kuidas muusika tegemisse suhtuti ja kuidas see oli hoopis teistsugune ja kuidas see oli ka tegelikult nagu keerulisem, eks ole, sest et oli Nõukogude Liit ja rockmuusika teatavasti oli ju mitte lausa keelatud, seda võis ju mängida, aga ikkagi erilise tähelepanu all ja teda peeti kuidagi süsteemile ohtlikuks ja see kuidagi eriti veel nagu mobiliseeris fänne ja selle võrra oli see asi nagu veel eriti nagu äge ja eriti see on nagu underground, sest mingid bändid, kas see sama Ruja, millest me nagu põgusalt rääkisime, või Rock Hotel, või olid ju ikkagi nagu mainstream bändid, kuigi nad olid rockbändid. Aga seal toimus ka mingid nagu allhoovus ja ma arvan, et Turist või Singer-Vinger oli kusagil see nagu piiri peal, et see oli küll väga populaarne ansambel, aga ega seda nagu raadios kogu aeg ei mängitud ja televiisoris ka nagu alalõpmata ei näidatud. Ja mind kutsuti sinna mängima, ma olin 16-aastane, ma käisin koolis 10. klassis ja muidugi see oli väga huvitav ja põnev ja lahe, aga 90-ndad oli see muutus oli hästi radikaalne, hästi kiire ja hästi kuidagi nagu need ansamblid suures osas, mis olid 80-ndatel väga suurt nagu publikumenu ja rahva armastust nautinud, ühtekki avastasid, et nad ei huvita enam kedagi. Ja sinna asemele tulid, eks ole, need uued 90-ndate bändid, Too Quick Start ja Jam ja nendest tantsuansamblid ja oli ka mingid rockbände, vennaskonna suur, eks ole, tulek 90-ndate alguses. Ühesõnaga see kõik muutus hästi, hästi kiiresti. Ja Kraps, kes võib-olla veel 80-ndate lõpus, eks oli veel täiesti jumala staatuses, oli sunnitud mängima kusagil laeva peal, eks ole, diskorina mingit muusikat, mis tal endale ei meeldida, sisuliselt suri täielikus vaesuses. Ja Singer-Vinger hämmastaval kombel oli üks väheseid bände, mis selle nagu kataksmi kuidagi nagu kenasti läbis ja üle elas või. Et me olime väga moes ja popid 80-ndatel aastatel, aga 90-ndatel me ei olnud mingi number 1 bänd, aga meil oli vähemalt nagu mänge ja inimesed ikkagi käisid meid ka kuulamas ja vaatamas. Ja minu bänd, Mr. Lawrence oli 90-ndatel aastatel ka mu enda jaoks muidugi oluline ja tähtis projekt ja kogu see 90-ndate aastate niisugune tohutu niisugune läbilöögi iha, eks ole, ta ju nagu kanaliseerus erinevatesse kohtadesse, ma mõtlen nagu ühiskonna läbilöögi iha, eks ole, ühiskonnana me tahtsime terve riik või terve Eesti ühiskond, me olime ühteki vabad ja me olime elanud ju selles ulmas kogu aeg, et me oleme nagu Nõukogude Liidu kõige tublimad ja et lääs on oodanud nagu kogu aeg, eks ole, kannatamatult, millal raudne eesriie kokku kukub ja millal see eestlased, eks ole, tulevad ja toovad oma imelisi asju ja rockbändid ju mõtlesid samamoodi. Me olime kindlad, et läänes oodatakse meid ja seetõttu 90-ndatel aastatel väga paljud bändid laulsid inglise keeles, minu oma sealhulgas. Ja isegi need, mis eesti keeles laulsid, olid inglise keelsed nimed, eks ole. Yeah, just. Too Quick Start, Smilers või mis see oli. Hover Recovery oli üks viiandi ansambel, mida iganes see tähendab. Ja see niisugune läbilöögi, see niisugune kollektiivne ootus, et Eesti nagu popmuusika maailma areenile tõuseb ja selle 90 alguses oli kuidagi nagu meie siis Mr. Lawrence'i nagu kandav, eks me ise võtsime ka endale nagu bravuurselt selle rolli, eks me käisime ja proovisime ja meil olidki mingid plaadilepingud siin ja seal ja ma mäletan, kui meil ilmus esimene plaat Eestis, oli ka Saksamaal ilmunud mõned nädalad enne seda, kui ta Eestis ilmus, siis meil oli kõik suur plaadi esitlus ja kõik ajakirjanikud olid kohal, isegi AK oli kohal, et see Aktuaalne Kaamera teeb lõigu, eks ole, mingi uue rockplaadi ilmumisest ja seal oli pressikonverents ja siis seal minu käest küsiti, et mitu plaati teil siis juba Saksamaal müüdud on ja kuna meil ei olnud midagi eriti müüdud, siis ma mõtlesin, ma lahendan seda kuidagi naljaga, ütlesin 4 miljonit, see on nii suur number, milleni sellel ajal võib-olla küündis äärmiselt Tina Turner või U2 ja sedagi mitte paari nädalaga, vaid ma ei tea, aastaga ja keerasin õhtul AK lahti ja tuleb Marite Kallasmaa, ütleb täna õhtul siis, või täna esitles sama uut plaati, mis ansambel Mr. Lawrence, kelle albumit on Saksamaal müüdud juba 4 miljonit. Siis ma küll nagu haarasin südamest ja helistasin see valve, ühesõnaga, me olime kõik nagu valmis uskuma, ükskõik mis jama, eks ole, sest see niisugune kollektiivne ootus, et me tuleme ja tõestame ja näitame, kui ägedad, me oleme lihtsalt nii suur. Ja miks ei oleks pidanud inimesed, eks ole, teisalt, eks ole, aru saama, et see on nali, et mis seal siis ikka, eks ole, Saksamaal elab, ma ei tea, 80 miljonit inimest, mis seal siis ikka on, miks 4 miljonit ei võiks Eesti poiste plaati osta. Ja ajasaga olid sellised kummalised ajad, aga mis see kõige kihvtim aeg oli, ma ei oska niimoodi öelda, ma arvan, et 80-ndad oli muidugi, neid on hästi nostalgiline meenutada ja hästi-hästi põnev ja kõik oli hoopis teistmoodi ja
ja ma ei tea, ma ei mäleta, kas võimul Andropov äkki, kui ma ühinesin, ma ei mäleta, kas 86. aastal oli partei esimene sekretär, ma millegipärast arvan, et oli Andropov, ma võin eksida, äkki oli Tšernenko, ühesõnaga, et seal järjest ühel hetkel hakkasid surema, iga aasta tuli uus, siis tuli Gorbatšov ja nii edasi. Aga kõik oli hoopis teistmoodi, loomulikult kogu ühiskond oli teistsugune. 90-ndatel see suur niisugune muutus, mis oli kahtlemata ei ole põnev ja huvitav ja see, kuidas muusikatööstus muutus täiesti nagu radikaalselt ühtäkki nagu, keegi ei kontrollinud, et mida sa raadios tohid mängida ja mida sa tohid laulda ja kadusid ära need tarifitseerimised 80-ndatel ju. Selleks, et ansambel saaks esineda, vähemalt raha eest esineda, ta pidi olema atesteeritud. Ja kord aastas toimusid niisugused üritused, kus siis ansamblid tulid järjest, kes tahtsid esineda raha eest, panid ennast seal kirja, Tallinnas siin kultuuri mingi valitsus või mis iganes selle asja nimi oli. Ja siis oli komisjon ja sellest alati Felix Mandre, üks toonane helilooja ja üks mingi partei, ühesõnaga mingid 3-4 inimest ja siis järjest ansamblid esinesid neile ja siis see komisjon andis ansamblitele mingi kategooria ja selle kategooria järgi sa siis tohtisid võtta oma esinemise eest raha, mingi niisugune jamps oli ja oligi väga groteskne ja kummaline aeg ja see kõik kadus 90-ndatel ja toimus tohutu vabanemine ja kogu see värk oli väga põnev. Aga eks nad olid kõik omamoodi huvitavad ajad, eks see on praegu ka, vana inimesena targutada ja vaadata ja rääkida, kuidas kõik oli vanasti palju lahedam kui praegu. Kas praegu, ja me oleme nüüd siis 20-ndates, mis see Swinging 20s või mis see eelmisel sajandil oli Gatsby aeg, aga et kas praegu 20-ndatel tajud ka seda, et näiteks, et su elu muusikuna on nagu kuidagi kardinaalselt muutunud seoses sellega, kuidas sa näiteks saad elatist teenida muusikuna, et kui ma kujutan ette 90-ndatel veel nagu, kui sa müüsid oma kassette ja CD-sid, et siis midagi nagu ikka vist ilmselt jõudis nagu sinuni ka sellest tulust, et siis ega tegelikult ütleme viimased, ma ei tea, 15 aastat ei ole ju plaadimüügi üldse mingisugune tegur muusiku elus või tema nagu, ma ei tea, leiva teenimise portfoolios. Et on see sind kuidagi nagu mõjutanud niimoodi, nii et sa oled seda tundnud ja sa oled pidanud kuidagi ümber mõtestama või ümber tegema oma sükse nagu, ma ei tea, tegevuse muusikuna, et ellu jääda? Jaa, see on väga hea küsimus, aga ma arvan, et seda on mind nagu päästud see, et me ikkagi kusagil 90-ndatel seda kataklüsmi vaadates kõrvalt, kuidas tõesti nagu 70-ndate kultuuriheerosed ja popjumalad, eks ole, lihtsalt avastasid ennast 92. aastaks kusagilt Rootsi laeva karaokebaarist, eks ole, plaate mängimast. Mind ehmatas see väga ära ja sealt tekkiski see niisugune oma munade või kõikvõimalikesse korvidesse panemise värk, mis tähendab seda, et ma ikkagi muusikuna praegu ei sõltu, minu elu või minu hakkama saamine ei sõltu sellest, mida ma muusikuna teen. Ja see on kohutavalt vabastav, ma võin teha põhimõtteliselt, enam-vähem mängin siis, kui ma tahan ja kui tundub mingi lahe asi, mida me teeme või mingi lahe kutse või ja ma ei pea seda tegema, ma teen seda lihtsalt sellepärast, mulle meeldib seda teha. Aga niisuguse majandusliku hakkama saamise seisukohast proportsionaalselt võib-olla hämmastaval kombel olid tegelikult 80-ndad teine pool võib-olla isegi kõige nagu võib-olla isegi parem aeg minul isiklikult, sest et Singer Vinger olid tõesti väga pop ansambel 80 aastate keskpaigast kusagil 90 alguseni. Me mängisime kohutavalt palju ja tõsi, meil oli küll ka mingi kategooria, mingi 1C või mida iganes, mingisugune umbes tähtsuselt 3. kategooria või 4. või midagi taolist. Me käisime seal tarifitseerimisel samamoodi nagu kõik teised. Meil ametlikult ei tohtinud väga maksta midagi, aga juba sellel ajal tegelikult see majandus toimus nagu majandusloogikate järgi. Ja ma arvan, et ma niimoodi proportsionaalselt võib-olla teenisin kõige paremini 80 aastat teisel poole Singer Vingeriga. Aga see ei ole kunagi, tegelikult võib-olla nüüd on Singer Vinger, võib-olla ma ei peaks sellest rääkima, aga see on nii ilmselge, et me ju ei käi mängimas mingist loomepalavikust või mingisugust tohutust nagu katarsisest, mida me saame neid lugusid veel ja veel, eks ole, 30 aastat järjest mängides, me teenime sellega raha, see on meie töö. Aga võib-olla praegune Singer Vinger välja arvata, ma arvan, et ma ei ole küll kunagi nagu, et see raha on tore saada mängude eest ja nii edasi, loomulikult, eriti mida vanemaks saad, seda vähem sa viitsid päris ilma rahata kusagil ööklubis kell 2, eks ole, esinemist oodata. Muidugi on see töö ja nii edasi, aga lihtsalt kuidagi nagu raha pärast ainult seda ei ole vast, ma arvan, väga me kunagi teinud. Singer Vinger, jah, võib vist üldiselt öelda, aga see on kõigile aru saada, et me teeme seda raha pärast.
aga see on ka tore, ärge saage valesti aru, et ka tore on mängida neid lugusid, meil ikkagi nagu jätkuvalt meeldib neid mängida, meil on tore vaadata, kuidas see inimeste meeldib. Aga nagu ilma rahata küll ei viitsi Singer-Vingeriga mängida, ilma naljat. Mul on üks tõsine küsimus ja üks ikka nagu nalja küsimus. Ma pean ise välja nuputama kumb. Jah, arvamismäng. Sõda Ukrainas. Mis sa arvad, kumba kategooriasse see langeb? Aga tõsiselt sõda Ukrainas, et see on ju see, mis tabas meid kohe pärast pandeemiat, õigupoolest pandeemia pole ju läbi veel saanudki, aga... Vist ikka on muide, ma kuskilt kuulsin uudist, et kohe saab või midagi taolist. Okay. Biden ütles, et on. Jaa, Biden ütles, et on läbi, cool. Aga samas Hong Kong on ikka kinninud, järjest avavad vaikselt. Sa oled istunud Riigikogus, mäletan, kui sa sinna läksid, sa ütlesid, et sa oled seal seni, kuni see sind nagu inimesena ruineerib või seni, kuni sa pead hakkama tegema kompromissi, millega sa tegelikult ei saa nõustuda, mis lähevad su väärtushinnangutega kuidagi vastuollu ja siis üsna varsti sa tulidki sealt ära, sest et sulle sai kuidagi küllalt. Jällegi, ma ei tea, lihtsalt kokku sattumus, et ma seda Paavo Matsini intervjuut täna lugesin, see intervjuu just lõppes umbes selliste sõnadega, et et poliitikaga pole inimesel üldse mõtet tegeleda, et see nagu ei sobi inimloomusega kokku, et see kuidagi rikub inimese ära. Ja sa oled ka pikalt aastaid oled istunud ka telekaamerate ees erinevates stuudiotes, erinevate poliitikutega, erinevate ühiskonnategelastega, kes nagu mõjutavad kogu seda asja nii lokaalsel kui ka globaalsel tasandil, nii et nagu pluss mäletan aega, kui ma su kolumne väga ootasin, kui sa kirjutasid neid Päevalehte vist, on ju. Ma mäletan, et sa sellest, kuidas sa kirjutasid Obamast, kui ta seal hakkas presidendiks saama ja kuidagi seal kuidagi elevil kandsid Obama märki rinnas. Et poliitiline oled sa selgelt kogu aeg olnud, aga nüüd, kui me oleme selles olukorras, kus me oleme, kas sa kuidagi ka sellega igapäevaselt nagu tegeled, et kas mingit moodi sa kuidagi nagu valutad südant ka selle sõja pärast, kas sa teed midagi igapäevaselt, et ka seal nagu, ma ei tea, toetada siis kedagi või midagi? Ja ma jälgin absoluutselt poliitikat muidugi, mis on väga huvitav ja seda, neid arenguid vaadata on väga huvitav ja ma mäletan, kui ma Ameerikas olin pikemalt, siis ma olin nagu Trumpi ajal väga palju Ameerikas. Ja see oli eriti põnev aeg ja kuidas ikkagi väga lühikese ajaga, 4 aastaga, niisugune demokraatia lipulaevaks peetav, eks ole, ühiskond tegelikult näitas, kui nagu autoritaarse juhtimise janune seda tegelikult on ja kui lihtne on seal tegelikult neid niisuguseid muudatusi demokraatlikust riigikorrast niisuguse autoritaarsuse suunas nagu lükata, see käib nii lihtsalt ja see oli täiesti nagu jahmatav. Ukrainas sõda muidugi, loomulikult ma jälgin, ma ei ole päris sellel tasemel kursis, et kus parajasti rindejoon jookseb või mitu hukkunut temal kummal poolel on ja ma loen neid uudiseid ja ma jälgin ja olen muidugi mures, aga samamoodi ma olen võib-olla mures ka sellepärast, kuidas selle nagu sündmused tuules võib-olla, mis siis öelda, kiputakse aeg-ajalt ka beebi koos pesuveega kuidagi välja viskama ja kogu see ühesõnaga poliitilise punkti noppimise soovist kotitakse mingeid üliõpilasi, kes siin on, et see kuidagi nagu teisest küljest kuidagi nagu on nagu kurb ja see, kuidas sa ei tohi sellel teemal tegelikult väga sõna võtta, sest et sa oled automaatselt siis kohe nagu nende poolt. Meie saadet õnneks väga palju ei kuulata. Ja ma loodan ka. See on nagu see positiivne pool. Aga kas sa oled mõelnud veel minna näiteks aktiivsesse poliitikasse? Ei ole. Ma olen nagu olnud ja rohkem ma ei ole mõelnud, et ma seda tegema peaksin. Kas sa ma ei tea, kaitseväe õppustele ei ole tahtnud minna, nagu siin paljud on kuidagi ärganud. Isegi ma elasin Inglismaal, kui see sõja teine vaatus, ütleme siis nii, algas 24. veebruaril ja esimest korda elus jällegi ma pole
sõjaväes on niisugune lastesõna, mis see õige sõna on? Kaitseväes ei ole käinud, aga nüüd siis oma 40. eluaasta serva peal kuidagi tundsin, et võib-olla tegelikult oleks hea, kui ma oskaks, ma ei tea, 24 tundi metsas ellu jääda, ise, ma ei tea, püssi kasutada, nii et ma ei tulista ise endale jalga või pähe, et sul ka seda mõtet pole peast läbi käinud, et läheks ja treeniks kuskil metsas meestega? Mul on võib-olla see mõte käinud peast läbi, aga ma olen kuidagi nagu, ta on, ma väga vabandan, ta on vähemalt siiamaani ka nagu mõtte tasemel ainult jäänud. Ma ei arva, et see on halb mõte, ma kindlasti nagu, ma arvan, et see on nagu vajalik, eks ole, ja ma väga loodan, et ka minu hea sõber Märt Avandi ei pea, eks ole, reaalselt lahingusse nagu kunagi minema, ma loodan, et selleni see asi ei lähe ja vast ei lähegi. Aga ma nagu ise ei ole, ju see olukord ei ole siis veel, ma ei tea, et ma nii sõnu valima. Ühesõnaga, ma ei ole Kaitseliidu liige ja ma ei ole käinud metsas harjutamas, aga ma väga nagu ja päris ausalt, mitte lihtsalt sellepärast, et ma pean niimoodi ütlema, ma väga saan aru tüüpidest, kes selle sõja puhkedes otsustasid teha. Itaalias fašistide poolt või vastu? Et kas ma olen fašistide poolt? Yeah. No spetsiifiliselt Itaalias. Meloni sai suure võidu. Itaalia fašistid on okei, aga ülejäänud ma... Ei. Sest nad on nii stiilsed, nad on itaallased. No jah, just. Itaalia poliitikasse muidugi, jällegi ma ei ole väga nagu ei tunne asja. Ma olen küll Itaalias elu jooksul korduvalt käinud ja seal ka inimestega nagu rääkinud ja ma tean, kui jube nagu turbulentne, ebastabiilne ja kummaline ja meile väga raskesti aru saada on Itaalia poliitiline elu ja kuidas seal niisugused populistid on suhteliselt väga kiiresti nagu korraks hea tulemuse tegema. Pepe Grillo oli mingi mees äkki või mõned aastad tagasi, kes seal kuidagi ruulis ja Berlusconi ja ma ei oska, muidugi ma ei rõõmusta selle üle, et mingid Mussolini ideoloogilised järeltulijad on nii populaarsed, nagu nad Itaalias on, aga ma kuidagi nagu väga ei imesta ka selle üle. See on nagu nii vähe, kui ma Itaalia poliitikast tean ja nii vähe, kui ma olen itaallastega poliitikast rääkinud, need on üsna ootuspärased arengud. Aga kui sa peaksid oma sellist eelhäälestust või eelhäälestust kuidagi nimetama, et oled sa pigem, ja ongi võttes arvesse seda, et sa oled pidevalt jälginud poliitikas toimuvat, sa oled sellest kirjutanud, seda analüüsinud, seda peegeldanud, sa oled vestelnud inimestega, kes seda kõik teevad päevast päeva, et lõppkokkuvõttes, kas sa oled pessimist või optimist, et kas sa loodad, et tulevik on parem või sa näed, et me elamegi sellises nagu ammu on kirjutatud õhtumaade allakäigu ajastul? Issand, on nii suured ja küsimused. Ma arvan, et inimesed, mis mind nagu võib-olla poliitikat võib-olla natuke lähem, ma ei saa öelda, ma olen mingi tohutu nagu autoriteet sel teemal kõnelema, aga vähemalt ma olen nagu natukene lähemalt näinud võib-olla poliitikat kui väga paljud minu sõbrad ja võib-olla ka teie. Ma arvan, et poliitikast rääkimise või poliitikute hindamise või seesama, et poliitika teeb inimesed asju ja nii edasi, et selle juures on üks eeldus nagu kohutavalt vale. Ja see eeldus on see, et poliitika on oma olemuselt midagi sellist, mis nagu võiks ideaalis olla kuidagi nagu tore või kuidagi niisugune puhas või et ta kunagi on kuskil olnud. No ma ei tea, et oleks. Poliitika on alati olnud selline, nagu ta on ja ma arvan, et Eesti poliitika on üsna tsiviliseeritud, kultuurne ja üsna korruptsioonivaba võrreldes minu poolest kas või Ameerika Ühendriikidega, kus ma tõepoolest olen poliitilisi arenguid jälginud, see Trumpi aeg oli lihtsalt nii huvitav, ta oli ebameeldivalt huvitav, aga ta oli väga ja ärevalt huvitav, aga ta oli huvitav sellest kõigest hoolimata. Ja nagu ma sisuliselt ikkagi 4 aastat, nii palju kui ma olin selle ajaks väga palju Ameerikas, olin hommikust õhtuni, mul ühes toas mängis MSNBC ja teises mängis CNN ja aeg-ajalt vaatasin, mis Fox Newsis toimub ja läksin Attilal närvi ja viskasin puldiga televiisorit, kui Sean Hannity tuli ekraanile, sest ta oli jäle tüüp.
aga ma julgen arvata, et ma olen üsna hästi kursis, võib-olla nüüd enam mitte, aga ikkagi ma umbes tean neid Ameerika sisepoliitilisi loogikaid. Ja sellega võrreldes on Eestis ikkagi asjad väga-väga hästi ja väga-väga korras ja siin ei ole nagu hirmu, nii et selles mõttes see kõik sõltub sellest, millega me võrdleme või mille taustal me ja mis see parem või halvem on, aga ma üldiselt olen selles mõttes optimist, et nii hulluks kui Ameerika Ühendriikides asi vast kunagi Eestis ei lähe ja ma just lugesin mingit artiklit Guardianis, kus ka nii-öelda elatustasemelt tegelikult Ameerika Ühendriigid on sisuliselt nagu arengumaa ikka väga palju. Me teame, eks ole, et suured linnad, et seal on kõik kenasti hästi, aga seegi, mis suurte linnade vahel on ja ma olen seal üsna palju käinud, mulle väga meeldib sõita autoga keskläänes ja ka lõunas ja ikkagi kui sa kuskil Mississippis keerad suure tee pealt maha ja sa avastad, et kaardi peal on nagu mingi linn ja selle linna kõige lahedam või nagu ainukene restoran on Waffle House, no see on sisuliselt niisugune ja siis sa lähed sinna sellesse Waffle House ja sa näed nagu päris inimesi, see kõik on üsna trööstitu ja üsna kurb ja ta on väga romantiline muidugi, kõik countrylaulud räägivad tüdrukutest, kes kusagil Mississippis Meridian nimelises linnas sünnivad ja unistavad sellest, kuidas nad saavad siit välja ja kunagi ei saa ja see on kõik nii romantiline aga see tegelikult on nagu päris elus üsna trööstitu. Nii et nii hull kui Ameerika Ühendriikides ei hakka Eestis elu kunagi olema. Ja ma mäletan kunagi 90 aastate alguses räägiti ühte lugu Ameerika väliseestlastest, kes tulid Helsingi kaudu esimest korda üle pika aja, eks ole, Eestisse võimalik, et üldse esimest korda. Kui Eesti hakkas lahti minema ja laeva peal siis olid 2 väliseestlast arutanud, huvitav, kas Eestis on sama õudne elu nagu Soomes. Ja nüüd ma räägin täiesti tõsimeeles sellest, kuidas tegelikult Eestis on ikkagi asjad palju paremas korras kui Ameerika Ühendriikides ja elatustase on oluliselt kõrgem keskmine, ma julgen väita sest ma ka käin Eestis väga palju ringi ja niisugust on muidugi ka trööstituid ja nukraid ja kurbi kohti, aga niisugust kraami nagu USA-s seda ei ole Eestis. Sul oli üks naljakas küsimus ka ja siis me peame torti pakkuma. Jaa, tordieelne isutekitaja küsimuse vormis. Raamatus Musta pori näkku, mille sa siis, nagu juba sai mainitud, 2008 andsid välja. Seal sa kirjeldad ka oma kooliaega, sa käisid 7. keskkoolis, mina käisin ka. See kool muutus hiljem Inglise kolledžis, nii et mina lõpetasin selle kooli Inglise kolledži labeli all. Siin on Johannes, kes oli mu klassivend, ta on ka selle teekonna läbi käinud täpselt samamoodi, aga meil olid erinevad inglise keele õpetajad, sest sinul ei olnud jutus, sul oli Harvi. Temal oli Harvi, minul oli jutus inglise keele õpetaja nagu sinulgi. Sa kirjutasid jutuse kohta täiesti jubedaid asju raamatus Musta pori näkku. Kas sa oled teda poes või tänaval ka kohanud, kas ta on lugenud seda raamatut? See on asi, mida ma kohe mõtlesin, kui ma seda esmakordselt lugesin aastal 2008. Sest ma nägin jutust Selveris umbes nagu 2 kuud tagasi. Te rääkisite sellest raamatust? Ja ta küsis, kas sa tead, kus Mihkel Raud on sul ta number? Ei, ta küsis, et kas ma ikka inglise keelt praktiseerin ilusti ja siis hakkas rääkima ühest mu referaadist, mille ma kirjutasin keskkoolis. Aga... Jaa, ma arvan, et see, et sa mäletad, et ma jutuses kuidagi eriti rõvedalt kirjutasin, võib-olla kuidagi nagu võib-olla tuleneb sellest, et sul oli endal temaga väga isiklik suhe. Minul tegelikult ei olnud, ta ei olnud minu inglise keele õpetaja. Minu inglise keele õpetaja oli Urve Renel ja enne teda oli mul veel päris esimeses klassis oli mul õpetaja Hololei, kelle eesnime minu eest põgenevad oli Henrik Hololei ema. Ja. Millega pärast sellest räägiti ka alati, et on Henrik Hololei ema. Henrik Hololei oli päris naljakas ja kummaline tüüp. Aegalt oli ka Henrik meie tunnis, kuna tal ei olnud last kuhugi panna, siis ta oli seal Hendrik oli istus lihtsalt mingis vaba koha peal, tegi mingid nägusid ja naerutas klasse ja ma naeratada, oli väga lõbus tüüp. Ja hiljem oli minu õpetaja oli Urve Renel, oli minu inglise keele õpetaja. Jutus võib paarud asendada. Mis ma kirjutasin? Ära parem räägi, et ma ei ole seda... Ma lugesin aastaga tagasi selle raamatu sisse, mis muidu nüüd on välja tulnud lõpuks ometi. Rahvaraamatu äpis on see audioraamat ka olemas. Aga võib-olla ühe lausega ja see vist oli ka pigem sellepärast, et äkki Hans H. Luik,
kelle inglise keele õpetaja vist tõepoolest oli, kuidagi võttis selle mingil kohtumisel jutuks või midagi taolist, ma arvan, et see oli umbes kuidagi niimoodi. Aga ei, muidugi tagantjärgi ma mõtlen, ma oleks võinud neid asju võib-olla tõesti natuke, eriti niisuguses olukorras, kus ma pean nagu aru andma just ka natukene. Võib-olla oleks pidanud natuke kuidagi teistmoodi kirjeldama ja ma olen kindel, et õpetaja jutus oli tubli ja hea inglise keele õpetaja. Ja kindlasti oligi. Aga meil oli ka koolis, ma ei tea, kas sina käisid sellel ajal koolis või ei käinud, või küllap ei käinud, meil oli koolis oli direktor, kelle nimi oli Linda Murs. Ei, ma saabusin Rebase ajastul. Rebase ajal tuli ta hästi ja tema ei osanud küll inglise keelest mitte silpigi, mis ei takistanud tal inglise keelt muidugi õpetamast. Ja. Super. Ma arvan, me peaksime hakkama nüüd torti sööma. Kindlasti. Kas on tatra või nisupõhine see on tort? Nisupõhine tort, ma vaatan oma ema poole küsivalt. Jaa, see on kindlasti nisupõhine tort, aga ta on kindlasti väga maitsev ja ma küsin sellise küsimuse ära, kas keegi tuli kohale, mis ta oli meil läbikukkumisel, ei mitte ebapädevuse lipuga. Selle ma lubasin lihtsalt topeltportsjoni ebapädevuse lipuga kohale tulijatele, aga tundub, et ei tuldud, nii et ma arvan, et kooki on kõigile piisavalt nii palju, kui te ka tahate. Aitäh, et tulite meid kuulama. Aitäh, Mihkel, et sa tulid meiega rääkima. Aitäh, Mihkel. Ja mul on väga hea meel tunnistada, et me oleme 6 aastat vastu pidanud. Seda on 6. sünnipäeva väga tore pidada, sest sünnipäev oli tegelikult juunis, aga me elasime ka selle pool aastat üle, nii et pole üldse hullu. Jaa, pidu! Ja toidujäätmed ei ole hea asi, et kooki peab sööma, isegi hoolimata selle nisu sisaldusest. Ja tordi sisse on peidetud üks uhiuus iPhone 14 Pro. Nii et kes ees see mees?